mis seal hotellis juhtus midagi põnevat ka. Nii palju kui meie teame, siis seal on väga põnevaid hooaegadel nii mõndagi on juhtunud. On. No, minul, ka minul juhtus, jah. Mis sul juhtus lihtsalt? No. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get it, no call to quits, yeah. Gotta keep on moving, no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way, cause I'm coming with hard hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out. You better move, you might get knocked out. Tere tulemast, te kuulete Eesti number 1 podcasti. Mina olen Robin. Oi, kus nüüd ütles? Ja minu kõrval on Andrei Zevakin. Mina olen Andrei, tema on Robin. Vahvad uudised vahepeal olnud või? Millised? Me oleme nomineeritud jälle kuskile. Tead, mis on, Andrei? Tegelikult ma olin... Sa said oma esimese nominatsiooni. Ma sain enda esimese nominatsiooni. Aitäh, sõber. Ma lihtsalt tahan nii palju öelda, et eelnevad 2 aastat ma olin nagu viimane rott seal Kroonika üritusel. Kutset pole saanud. Tegelikult sa ei ole veel garanteerinud endale selle kutse saatau. Sest et see, et sa oled seal nomineeritud, see ei tähenda seda, et sa ei taga kutset ja sa ei pruugi top 3-gi saada, saad aru? Ühesõnaga, sõbrad, meil on tegelikult siis kokku 3 nominatsiooni. Alustame kõige tähtsamast. Villa on nomineeritud aasta saatele. Alustame siis, paneme need 2 ühele pulgale. Aasta seksikam mees Andrei Zevakin, kindlasti hääletage tema poolt. Ja 3. Robin Valting. See on seda öelda kõige tähtsam. Ma võiks isegi öelda tegelikult kõige tähtsam, et ka tegelikult kohe te näete meie külalise selja taha ilmuks üks kuldne muna, mida siis saaks veel hoida. See on aasta suunamudi ja tiitel. See pool seal on natuke liiga tühi ja seal on kaamerad ja kaamerate pildid. Okei, vähemalt said Laura Valgu raamatu nüüd sinna üles. Ja Polaroid pildid on ka tegelikult ju 20 eurot each. Nii et ühesõnaga me oleme väga tänulikud, kui te leiate selle aja meie poolt hääletada ja täidame selle sinu puhul ära. Ma tegelikult võiks ka veel kuskile siia ära mahutada veel. Ei no muidugi vaadaks pleksime. Võiks ära mahutada midagi siin. Sõbrad, meie tänane külaline, temal on ka nii mõni muna ette näidata. Ja tead, nagu tegelikult on ju, kuidas me ütlen siis, 2023 on modernne aeg või? Ja modernsed ajad nõuavad modernseid lahendusi ja me oleme ChatGPT-le andnud ülesande. Ja ongi, me kutsusime külalise külla ja kuna me ei tea päris täpselt, mis külalisega tegu on, absoluutselt mitte, siis me küsisime ChatGPT-lt, kes on see meie külaline ja ChatGPT-l on selline vastus. Ta on Eesti laulja ja laulukirjutaja. Ta tõusis kuulsusele ja või kirjavead on ka sees, sest et see on ChatGPT. Ja faktivead, lihtsalt kohe ütlen ära. Ja, ta tõusis kuulsusele pärast võitu Eesti versioonist tõsielu saatest Eesti otsib superstari aastal 2011. Ta sündis 20. oktoobril 1992. aastal Tartus, Eestis. Ta muusikakarjäär sai alguse varakult ja ta on saanud üheks edukamaks ja populaarsemaks popartistiks Eestis. Ta on avaldanud mitmeid albumeid ja singleid, kus tema muusika ulatub kaasa kiskuvatest poplauludest siiraste ballaadideni. Tema stiili on tihti kirjeldatud kui energiline ja elav, tugevate vokaalide ja kaasahaaravate esinemistega. Lisaks Eestis saavutatud edu on ta esindanud Eestit ka Eurovisiooni lauluvõistlusel. Ta võistles Eurovisiooni lauluvõistlusel 2012. aastal looga Kuula, mis sai positiivseid arvustusi ja jõudis finaalis 6. kohale. Ta on olnud ka regulaarne osale Eesti Eurovisiooni rahvuslikus eelvoorus Eesti Laul järgnevatel aastatel. Lisaks muusikakarjäärile on ta osalenud mitmesugustes heategevuslikes ettevõtmistes Eestis, toetades laste tervist ja heaolu. Ta on tuntud oma julge ja enesekindla isiksuse poolest, väljendades sageli oma arvamusi sotsiaalsetel teemadel ja ta seisvat veel LGBTQ+ õiguste eest. Kokkuvõttes on Liis Lemsalu Eesti muusika- ja meelelahutustööstuse tuntud nimi, kelle eristuvad jooned on võimas hääl, dünaamilised esinemised ning positiivne mõju ühiskonnale. Kus oli alles kirjeldus ja meie ChatGPT! Meie suurima hea meelega kutsume siia ei kellegi muu 2006. hooajal Nõmme Kalju naiskonna eest 77 minutit mänginud, 17 mängus mänginud ja 2 väravat lausa löönud Liis Lemsalu. No nii, Liis. Natuke õigeid fakte ka. Tere, Liis. Me lihtsalt siis kohe ChatGPT lükkame ümber, et ei, tegu ei olnud Ott Leplandiga.
teiega on Liis Lemsaluga. Aga kuidas saab ChatGPT sellist asja teha, Liis? Äkki ta arvab, et ma olen Otiga mingi hübriid. Ma ei tea, meil on... Ei, no ma ei tea tõesti. Mis meil on sarnane? Sünnikuupäev oli paigas, jah? Tartu? Ei olnud Pärnu. Mis see 20. oktoober? Selle õnneks sai ikkagi. 92. jah, see on ka õige, jah. Noh. ChatGPT tegelikult ütleme nii, et usaldage, aga nagu küsige kohe selles mõttes otse allikalt. Või kutsu otse allikas kohe siia nagu kohale. Ja Liis, ma tahan lihtsalt nii palju öelda, et meie podcast on alati olnud selline, et kus inimesed saavad lihtsalt vabalt tunda, meil ei ole mingit pinget, meil ei ole kuhugi kiiret ja me saame lihtsalt rääkida asjadest nii nagu on. Mitte midagi me mitte kunagi välja ei lõika. Selles mõttes, et kui sa libastud, siis sa libastud. Ja mulle meeldis, et me enne, kui sa siia tulid, sa küsisid ka, et mis me räägime, selles mõttes tore, et sa tegid researchi, kuhu sa tuled. Aga mulle meeldib tavaliselt siuksed olukorrad, siis ongi, et welcome to our world, on ju. Aga sa lubasid talle ka, et kui midagi räägid, on ju, siis eks me nagu muudame ja natuke parandame, lõikame välja ja nüüd sa ütled talle, et ei lõika. No tegelikult ma tegin nalja. Ja me lihtsalt alustame kohe sellest, et me teame, sa oled väga suur spordisõber. Me anname sulle Unibeti spordibaari kohe ilusti. Väiksed kinkekaardid, et sa saad ilusa ja mõnusa steigi juugam panna ja vahepeal natuke jalkat vaadata, võib-olla võtad isa kaasa. Äkki sa võtad meid kaasa? Võib-olla meid. Okei, ma mõtlen kõige peale. Ma pole muideks kunagi seal käinud, aga ma tean, et paljud on. Jaa, vaatan. Mis sa vaatad? Ma eeldaks ühte mängu, aga... No ma vaatan jalgpalli, siis kuna mu isa on hästi suur golfisõber, siis ma olen pidanud ka golfi mingisuguseid turniire vaatama, ütleme nii, et ei soovita seda väga. Kas see on igavaid asju, mida vaadata vist? No, tead, seal nagu tõesti liiga palju nagu spontaansust ei ole, kui need just mingid 10 otse seda palli ei lükka, aga seda ka nagu liiga tihti ei juhtu, ega see on siuke nagu, ei, see on tore. Mulle pigem nagu meeldib näha, kus mu isa on nii põnevil sellest. Ei, mulle meeldib, et me kutsume Liis Lemsalu. Esimene asi, millest me temaga räägime, on sport. Me ei tahtnud, Andrei, me ei taha liikuda seda, nagu seda teed, mida kõik teised liiguvad. Liis, tere tulemast podcasti. Ma olen väga hea meel, et sa siin oled. Nagu Robin ütles, ma olen hästi vaba õhkkond ja mul on päriselt hea meel, et sa siin oled, sest et sa oled võib-olla, minu jaoks, nii palju kui ma teistega olen rääkinud, siuke inimene võib olla, kellest nagu väga palju nagu ei tea. Et me teame, et sa käisid Superstari saates, sa oled hästi palju edukaid lugusid teinud, sul on igasugused auhindasid võitnud, aga ei tea päriselt, et mis inimesega nagu tegu on. Ma ei tea, kas selle kohta võib olla nagu mingi fassaad või asi. Või ma ei tea. Täna lõunal Kadriorus me saime sellele kinnitust. Juhuslikult nägime härra Reketit. Tema ütles ka, ega mina ka ei tea, kes ta on. Mis asja? Nii et ühesõnaga, meie võib olla selline, tänane mitte eesmärk küll, aga lihtsalt on kuidagi lihtsalt selle meie chati nii-öelda siis see suund. Võib-olla nagu natuke Eesti rahvale, aga meie jaoks ka Eesti rahva jaoks võib-olla aru saada, et kes on siis päriselt Liis Lemsalu. Nii et ma ei tea, kus me alustame. Ma kohe ei taha sind lükata sinna mingisugune superstaari maailma ja kõik see, ilmselt sa oled sellest palju rääkinud ja võib-olla mingid detaile me siit täna räägime. Aga võib-olla kuidas sul praegu läheb? Millega sa tegeled? Ma tahan päris asju teada, Liis. Millega sa tegeled? Mis on su praegune vibe? Kas sa tunned ennast hästi? Mis sul praegu elus toimub? Ütle ausalt, Liis. Mul praegu läheb tegelikult päriselt ülihästi. Ma olen kuidagi, ma arvan, et eelmine aasta ma ütlesin päris palju selliseid suuri teleprojekte ära, mis mulle pakuti, mida ma tegelikult tahtnud justkui nagu teha, aga kuidagi, ma ei tea, see aeg ei olnud nagu õige ja siis ma otsustasin, okei, et äkki kui need tulevad veel, ma ei tea, see aasta, järgmine aasta, et siis kui on õige aeg, siis ma ütlen jaa. Ja siis ilmselgelt, kuna ma olen selles meelelahutusmaailmas nagu ka teie ikkagi olete ka, siis ikka on see, et kui palju siis sa võid ei öelda enne kui üldse ei kutsuta või ei tule meelde või nii, aga tegelikult ma arvan, et ma õnneks nagu saan sellist asja endale lubada, sellepärast, et ma olen päris pikalt seda tööd teinud, ma olen päris suure nagu baasi ja see vundamendi ehitanud ja läbi selle ma saangi valida mingeid asju ja ma olen nagu
aastal 2023 on üliõnnelik, et ma olen olnud nagu julge tüdruk ja olengi rääkinud oma manageriga ja me oleme mõelnud, Pehki, ei, praegu ei, aga võib-olla kunagi jaa. Seega ma olen päris palju asju ära öelnud ka see aasta, aga mul on nagu hea tunne tegelikult, sest et ma olen saanud oma fookus hästi paika, mis on muusika. Et see praegu selle aasta fookus on nagu muusika, et kõik mingi asi, mis toimub ümber selle, see ei ole nagu see, kus sa keskennud praegu? Eks ma keskendun igale poole ja panen oma rõhku, aga peamiselt on muusika, sest et muusika on minu nii-öelda sissetuleku allikas. Et ma niivõrd väga neid teisi asju, ma arvan, niivõrd palju ei tee. Et ma teen ka ju sotsiaalmeedias mingisuguseid koostööid ja asju, aga tegelikult ma olen üsnagi selline natuke nagu kättesaamatu, hard to get. Aga see on lihtsalt minu valik, et ma praegu tahan nagu anda ja pushida oma muusikas ja siis vaatab, kui kaua saab. Ja ühesõnaga, ma olen hästi niimoodi voolavas keskkonnas ja ma üritan teha alati seda, mis mulle endale tundub hea. Sa tõid selle välja, et sul on nagu hetkel tänase päeval võimalus vaata ära öelda mingitele teleprojektidele, asjadele. Kas sa arvad, et hetkel meil on Eestis inimesi selle samal maastikul, kes võiksid mõelda sama asja peale, et fuck, sind raiska on liiga palju, et nagu, et sa võtad kõik vähegi vastu, mis võimalik on? No ma tean, ma olen päris mitmete artistide ja bändidega ka rääkinud, et sel on tegelikult mingisugune, kuidas ma ütlen, mitte nagu probleem, aga sa natuke võib-olla teed endal tulevikku natuke raskemaks, kui sa võtad liiga palju projekte väga väikese aja jooksul vastu. Et siis sind ongi liiga palju ja sa ei suudagi olla nii-öelda uus või värske, et siis sa pead, ma ei tea, mida tegema, et siis saavutada seda sama nagu inimeste tähelepanu. Et see on siuke, eks kõik peavadki tegema oma kõhutunde järgi, aga ma olen näinud nii nagu ajaloos ka, et kui sa võtad, inimesed teevad liiga palju, ma ei tea, 1 aasta jooksul, siis tegelikult mingil hetkel nad on kadunud pildilt. Et neid saab liiga palju, jah? Jah, aga ega mina ka ei tea, et ma olen lihtsalt arutanud seda teiste artistidega ja siis kuidagi on alati see, et ei tea, et vist ei oleks pidanud nii palju tegema, et justkui ei ole seda arenguruumi nagu. Kas sul on endal ka sellised mingi feelingud vahepeal on olnud, et kuule, natuke liiga palju need? Et sa tuled ise, et mind on liiga palju ja sa võib-olla see, et kas või nagu juba mentaalse poole pealt sa saad aru, et kurat, et too much. Ma arvan, et mingi ütleme nii, väga palju pausi mul ei ole olnud, ma olen seda vist mingi 11 aastat teinud, eks ole, või ma ei tea, ütleme, et 11 aastat ja ma olen ikka kogu aeg ainult nagu tagunud seda rauda, nagu ainult ta on nagu mingi töömees, mingi rammus töömees, ta on lihtsalt seal all kuskil pimedas. Seega ma arvan, et ma olen isegi nagu natuke väärt seda, et ma natukene siin rahulikult puhkan, hingan ja siis tulen uuesti, kui mul on nagu päriselt see soov ja tahe. On sul palju selliseid momente olnud, kus sa nagu võtadki liiga palju endale ja sa teed, nagu sa ütlesid, sa oled juba, olgem ausad, sa oled siis, mis juba 2011 oli Superstar ehk siis 12 aastat toimetanud, on ju. Teed ja siis lõpuks sa oled täiesti nagu läbi omadega. On siuksed olukordi olnud ja mis sa teinud oled? Naljakas on see, et alati inimene saab aru läbipõlemisest siis, kui see on juba toimunud. Et me ei oska justkui ennetada seda halba. Et me alati nagu viime ennast mingisuguse viimse piirini ja lihtsalt nagu tambime ennast ja siis lõpuks tulevadki, ma ei tea, mingid füüsilised probleemid või ilmselt vaimsed ja siis ongi üli keeruline. Minu meelest isegi äkki Kõpper on sellest rääkinud, et temal oli näiteks isegi depressioon, et ta kuskil tuli ja rääkis avalikult sellest, et see ei ole nagu tabu teema, aga see on ühesõnaga, ma arvan, et loomeinimestel on veel eriti tähtis see, et sa kuidagi nagu üritad oma neid kaalukausse hoida keskel. Et sa pead ise tunnetama, aga muidugi nii lihtne lihtsalt minna hooga ja teha lihtsalt kõike ja siis lõpuks põled läbi ja siis ongi, siis on päris keeruline sealt uuesti nagu tõusma hakata. Muidugi see on võimalik, aga lihtsalt ma arvan, et kui saab seda vältida, siis pigem nagu väldiks. Mis ajal umbes sa ise tundsid, et nüüd on, nagu sa ütlesid, sa saad alles siis aru, kui sa oled läbi põlend, aga mis aeg see umbes oli? Kas see oli kohe seal Superstari algusaegadel või kuskil seal keskel juba või mis sa ütleksid? Ma arvan, et mul nagu täielikku läbipõlemist ei ole õnneks olnud. Ma on nagu eluaeg olnud juba väiksest saadik üsna selline nagu intuitiivne inimene. Et ma üritan alati nii-öelda nagu päriselt tunnetada nagu oma kehaga nagu nii
mida ma tahan, mida ma ei taha, mis tundub õige, mida mu intuitsioon ütleb. Aga kindlasti ma arvan, et paar aastat tagasi, ma ei mäleta äkki 2017, 18, 19, 20, 21, et need olid hästi nagu töökad aastad, kus ma ainult nagu panin hullu praegu, kui ma vaatan tagasi. Aga mul on hea meel ja et ma seda tegin ja et ma suutsin tegelikult olla stabiilses kohas, aga lihtsalt ma tean, et see on nagu lihtne tulema, et sa paned üle. Ma vaatan, et 11 aastat, 11-12 aastat selles skenes olla on tegelikult ikkagi nagu päris pikk aegane. Mis sa arvad, mis sa oled teinud õigesti? Et sa seal 11 aastat oled suutnud olla ja sa oled tegelikult seda nagu viitsinud veel teha. Äkki sul, kõike võib muutuda vaata aja jooksul. Huvid muutuvad, laulja karjäär on ilmselt asi, mida sa väga armastad. Aga et sa oled suutnud seal püsida, mis sa oled õigesti teinud? Mis sa arvad? Ma arvan see, et ma tegelikult jälgisin oma südame häält appi. Ma ei taha üldse olla ka selline klišeekas praegu, aga appikene, no nii on lihtsalt. Sest et kui ma veel ma hakkasin lõpetama 12. Kui ma olin juba võitnud Superstari saate ja siis mul oli päriselt niivõrd suur otsus vaja teha, kas ma lähen nüüd ülikooli, sest et mul oli plaan minna diplomaadiks või siis minna õppima midagi, kuidagi psühholoogia valdkond või midagi, mis mind on alati huvitanud, filosoofia selline. Või siis üritada seda nagu lauljakarjääri teha ja see oli päris imelik, sest et ma ei ole kunagi olnud see tüdruk, kes hullult kuskil laulab ja vanemad viivad mind laulutundi juba, ma ei tea, imikust saadik ja siis ema laulab mulle kõhus, et ma pigem olnud hästi lihtsalt andekas, jah? Ja ma tahan selleni. Miks sa ütled, et sa oled lihtsalt andekas? See on nagu veider. Hard work ja fucking andekas. Aga lihtsalt ma olin pigem selline, et sport, me tegime hästi palju sporti ja see, et ma lihtsalt natuke seal viisi pidasin, see ei olnud nagu piisav, et arvata, et see võiks saada minu nagu tööalaks päriselt. Ja siis ma hakkasin katsetama ja siis ikka veel katsetan siia. Aga siiamaani ju toimib hästi. Toimib hästi, siiamaani huugab. Me enne tegelikult Andreiga just arutasime, küsin kiirelt vahel, et sa ütlesid, et olid nagu võib-olla mingid keerulisemad ajad, võib-olla mingi 2020 ja just on see COVID aeg. Kuidas sul see COVID aeg möödus? Kui kõik mähkrid olid kodus, keegi kuskil läinud. Kõik keikad olid läinud. Ma ei tea. Nagu mida sa tegid, kuidas sa ennast... Meil ei olnud raha, sul oli või? Tol ajal tundis. No ma arvan, tema kindlasti midagi oli kogunenud juba. Tal on päris hea aktsiaportfell ka. Kus sa tead? See on avalik ju. See on avalik. Ja, see tuli mulle ka üllatuseks mingi aeg. Ega mul kõik ühes kohas ei ole. See on aus. Aga ühesõnaga, COVID selles suhtes tuli, ma arvan, meie kõigi jaoks niimoodi, et ohohoo. Ilmselgelt see oli ehmatav, aga naljakas oli see, et seal hakati kohe mingisuguseid online asju tegema. Kanal 2 oli mingisugune COVID show või COVID show, see muidugi ei olnud, aga... COVID show. COVID show Kanal 2-st ära õhtul kella 9 palumale. Ikka Kanal 2. Et ühesõnaga tulid erinevad artistid, ma olin seal Alexelas ja siis inimesi ei olnud, kontserdisaal oli tühi ja siis esitad oma laule ja tead, et online'is inimesed vaatavad, sest kõik istuvad kodus ja ei saa mitte kuskile minna. Et siis hakati hästi palju selliseid asju välja mõtlema, mis oli nagu tore, nii teistmoodi muidugi. Veider, on ju? Nii veider. Väga veider. Õnneks see sai läbi. Aga jah, ikkagi toimus asju. Aga samas ma olen nii tänulik natuke selle COVID üle ka, sellepärast, et siis vähemalt mul oli ka see aeg, et nüüd ma ei saagi midagi teha. Lahe. Kas see pani nagu veits nagu kuidagi tekitas rohkem stressi või sa võtsidki seda kui nagu sellist puhkem momenti? Ma pigem võtsin kui puhkem momenti. Ma tegin näiteks autojuhi lood ära sel aastal. Ja tülis. Tubli. Ja te teate küll, et kui nagu see on ohtlik ja selline libe jää, et kui sa ei saa nagu seda tehtud kohe, siis sa teedki 20 aastat. Ja ma olin, et selle reha otsa ma ei taha astuda. Ja panid esimese korraga? Ma panin kõik asjad esimese korraga. Ma tegin 5 kuuga ära, ma tegin kõik esimese korraga. Kõik eksamid, kõik. Ma olin lihtsalt põmm, tavai, tšauka. Ja nüüd lased autoga ringi? Jah. Nagu nalja? Jah. Kas sa pesed ise oma autot või? Mul räigelt meeldib autot pesta. Laura Valgule ei meeldi. Ei meeldi. Laura Valg istus 2 nädalat tagasi sama koha peal. Tema ütles, tema oma autot ise pesema ei lähe. Ja kuidas ta teeks? Siis ta tunneks. Siis mees ei ole mees. Siis mees ei ole mees. Okei. No vähemalt ta ütles, et talle meeldib pesta need.
ja rahustav tegevus. Ja täpselt. Mulle meeldib ja ma Norras saadik, kui me elasime seal, siis isaga alati pesime autot koos ja ma ei tea, minu arust see oli alati nii tore, see oli selline nagu ühistegevus. Mitte, et ma nüüd käin oma isaga koos autot pesemas. Nüüd ma ikkagi maksan kellelegi härrale ja ütlen, et siis istun seal sees, aga mulle isegi see moment meeldib. Seal igasugused tutud lendavad ekraanide peal ja mingid tohutud, mingi hääled käivad. Ja ma lihtsalt istun ja naudin ja mõtlen, et see ongi elu. Kas me hakkasime nüüd rääkima nendest meeste ja naiste Ja töödest? kuidagi läks. Ja tead, minu jaoks just see Norra pool on tegelikult väga siuke põnev võib-olla periood nagu sinu jaoks on minu jaoks see, et kuidas nagu too aeg sinu jaoks möödus, et sa reisid siis isa vist võeti kuskile mängima sinna ja ilmselgelt laps tuleb kaasa, et mis ajal see oli, kuidas see sind mõjutas ja mida sa nii-öelda siis täiesti mitte norra keelt kõneleva noore Eesti tüdrukuna, mida sa tegid seal? Hästi keeruline oli, sest et ma olin just läinud Eestis esimesse klassi ja siis oli suur sõnum, et peale su esimest kooliaastat me kolime Norra. Aha. Ja siis ma mäletan, ma olen alati olnud selline nagu laps, kellel on oma mingi, ma ei tea, kas päevik, aga selline vihik, kus ma siis nagu kirjutasin lahti oma mõtteid. Mõtlen, mis mõtted mul on 8-aastasena. Need on väga nagu primitiivsed, aga need olid minu jaoks kõige tähtsamad mõtted ja see, mida mina tundsin. Sul oli see päevik, sa paned sinna luku ka veel ümber ja nagu... Ja lukk võiti. Saad keerata ka veel. Seda mul vist isegi ei olnud, ma isegi ei saanud. Mul oli lihtsalt selline, et lukku ei ole ja tule loe, kui tahad. Aga ja siis ma joonistasin ja kirjutasin ja siis millalgi, ma ei tea, aastad tagasi ma leidsin selle, mida ma olin kirjutanud enne Norra minekut ja natuke oli isegi kurb lugeda seda, sest et ma uuesti justkui nagu tundsin seda valu ja seda hirmu, mis mul tekkis siis, kui ma olin 8-aastane ja olin minemas teadmatusse, keelt ei oska ka veel. Mis mõtted olid 8-aastasel liisil, kui ta kirjutas need sinna? Mis seal päeviks kirjas oli? See oli kuidagi, et me nüüd lähme Norra, et ma ju saan oma vanematest aru ja et kuidagi, et ma armastan neid. Aga et see ikka rikub minu elu küll vist ära, aga eks me näe. Mõte 8 aastat. Ma olin väga selline, ma olin jah siuke, võib-olla mitte, ma ei teagi, milline ma olin. Ma olin lihtsalt siuke, nagu ma olen võib-olla praegu. Aga jah, see oli selline imelik. Aga naljakas on see, kui kiiresti lapsed õpivad uusi keeli. Ma õppisin norra keele vist ära sellisel hästi basic tasemel, vist 3 kuuga. Ma rääkisin. Sul ilmselt ei olnud seal ju mingid Eesti inimesi kodus. Kodus, aga vaat ongi see, kui sa lähed kooli ja kuskile sa ei jää muidu ellu, selles mõttes, kui sa nagu eriti nagu noorena ka võib-olla inglise keelt nii hästi ei oska ka veel. Et selles mõttes. Aga mis kaua sa olid seal ja mis sa veel seal nagu tegid? Ma arvan, et seal ma arenesin hästi palju selliseks, nagu ma täna olen. Et Norra on hästi selline avatud ühiskond. Ma mäletan, kui ma läksin sinna oma esimesse nagu päris kooli, Norra põhikooli, Norra põhiseaduse järgi õppima. Et ma pidin olema samal tasemel nagu kõik local inimesed seal. Siis mind võeti mingi kingitustega vastu, mingid karud, et see oli nagu nii veidra, nad ei tea, kes ma olen. Eesti tüdruk kuskilt Baltimaadest tuleb, eks ole. Ja siis nad olid kuidagi nii soojad mu vastu ja siis see kuidagi nagu natuke ehmatas, aga samas ma sain aru, et okei, et siit võib nagu asja saada. Et mind võeti nagu kohe omaks ja seal on, ma ei tea, päris tore. Kaua sa läksid isaga sinna, kui pika lepingu isa tegi, kaua te olite seal? Ma ei mäleta, tal oli mitu lepingut, aga mina vist olin peaaegu 4,5 aastat äkki või. Nüüd sa tänaseks päevaks räägid norra keelt nagu nalja? No iga päevaga ma arvan, et see tase lihtsalt nagu kukub. See nagu iga keelega. Aga sõbrannasid sellest ajast ei ole alles keegi nagu? Ma tulin tagasi, kui ma olin vist 14 äkki või ei, sain 9, 13 äkki või, ma ei mäleta. No pisike ikka. No pisike, ehk siis see oli siuke puberteedi aeg, kui ma ära läksin, siis ma mõtlesin küll, nüüd on elu läbi. Sest et et ma olin nagu sellise sotsiaalvõrgustiku sinna endal loonud, mul oli nagu my boyfriends, eks ole, siis oli nagu girlfriends, et nagu sõbrannad, siis oli lihtsalt, et sõprusringkond oli juba muutunud nii suureks ja ma olin tõesti nagu
juurdunud sinna ühiskonda ja ma tundsin ennast nii hästi seal. Ja siis pidime tulema Eestisse. Ja kuidas see switch siia tagasi Eestisse? Kohutav. Tulid siia selle, pidid jälle kõik põhimõtteliselt nullist alustama? Jaa, sellepärast, et ma ju ei olnud tegelikult õppinud Eesti keelt niimoodi õigesti, ma ei, matemaatika, kõik see tase, need on nagu nii erinevad. See, mida nõuab üks riik ja siis mida nõuab teine riik, kas Eestis on siis nõrgem või tugevam või? Ma arvan, et Eestis on, tol hetkel oli ikkagi tugevam või sellisem, kuidagi teistmoodi kindlasti ka, aga tugevam, et ma pidin olema, läksingi vist 7. klassi. Ja siis ma pidin olema sama heaga nagu Eesti lapsed, kes olid käinud 7 aastat Eesti koolis ja ma tulin kuskilt Stavangeri lähendat ja olin õppinud täiesti teistsuguse metoodikate põhjale ja see oli hästi-hästi proovile panev, aga ma olen nagu selles suhtes tubli, ma arvan. Ma arvan, kuidas su vanemad sulle seda selgitasid, et näed, Liis, nüüd uuesti lähme tagasi Eestisse? Kuidas sa nagu panid jälle päevikusse kirja, et kuule. Vastab norra keeles. Nii hakkas norra keeles. Muideks oli küll, jah. Oli või? Jaa, ma kirjusin norra keeles, jah. Ei eksinud. Ei eksinud, jaa. Aga kuidas nad selgitasid sulle, et Liis, näed, nüüd on aeg täis? Ma sain aru tegelikult, et seal oli natukene, see ei olnud niisama, et me lähme ära, vaid seal oli päriselt mingisugune põhjus ja mulle tundus, et see oli kuidagi tööaladega seotud, mu isa tööalaga, siis jalgpalliga. Ehk siis ma kunagi pole nagu kahelnud oma vanemate otsustes, aga ilmselgelt see oli minu jaoks väga-väga raske. Jälle teistpidi rasket tagasi, esimest korda rasket minna, nüüd jälle rasket ära minna. Saadav. Ja kui sa Eestisse tagasi tulid, see koha on meil raske, mis sa siis siin nagu võtsid ette, et nagu kuidagi nagu, et see kohanemine oleks kiirem ja sujuvam. Mis on mingid hobid või mis sa tegid, kui sa siis, mis sa ütlesid, 12-13 tulid, mis sa tegema hakkasid? Koolis rahulikult, aga mis veel? Ma vist läksingi jalgpalli millalgi mängima, aga alguses ega ma kohe nagu ei hakanud siin hullult. 2006, nagu me intro tegime, 2006-2007 hooajad olid ametlikult kirjas. Nõmme Kaljus 2 väravat. Jaa, naiste liigas. Jaa, naiskond, jah. 2 väravat, isegi kollane kaart oli, ma ei tea, mida sa peaks tegema, et see kollast kaarti värast oleks. Ma olin päris selline äkiline. Olid? Jaa, ei, sa ei taha mulle ette jääda. Tõmbasid kelle sisse rahulikult. No vaheika, kui mu sport on mängus, siis ma võin ikka päris nagu hulluks minna, ma arvan. No selles suhtes, mul oli nagu, ma mäletan, me käisime kunagi Narvas mängimas. See olid nagu Narva sellised nagu tugevad naised. Andrei, no tõesti, eks ole. Seal on teistmoodi natuke mängida. Seal on teistmoodi see mäng. Ja siis kohe treener ütles, et nii Liis, et siin on natukene nagu karmise värk, et kui sa nagu lähed. Sa oled üksi. Siis nagu lihtsalt kehaga lihtsalt tugevalt on ju. Ja siis ma olen, okei, veel tugevamalt kui muidu. Okei. Võib-olla sealt ma selle kollase sain, ma ei mäleta. Mingi Tatjana Narvast praegu kuulab, et kurat see Liis raisk. Ja, vapsee. Ei, väga-väga tore oli, aga tõesti kõik erinevad linnad, neil oli erinev selline nagu jalgpallikultuur ka, et osades kohtades mängiti nagu tagasihoidlikumalt, osades kohtades olid nagu viisakamad, osades kohtades oli lihtsalt nii, et fuck you ja kõik ropud sõnad ja siis nagu tegelikult sa hakkasid peegeldama seda, milline sa pidid olema nagu tol hetkel. Aga ma olin pigem selline ikka kehasse ja nagu ma ei kartnud mitte midagi. Me oleme nagu vaata, me oleme natuke võtnud selle nii-öelda algusest lahti, et Liisi nagu see lapsepõlvest oleme nüüd jõudnud siia, kui ta on tagasi Eestis, et me hakkame jõudma Two-footed Tatjanale sisse sõitmas. Me oleme nüüd jõudnud sinnamaani. Aga siis Liis kõrvalt tegid muusikat ja laulsid juba siis väikest viisi ka enne kogu aeg? Midagi peegli ees tegin, jah. Nagu ikka, ja mulle meeldis see peegli ees. Duši alla peegli ees ja siis see on üks Eesti edukamaid laulja nüüd. Kui me skipime... Ma ei saa niimoodi või? Ma ei tea, selles mõttes, ma loodan, et sa ole näinud, kui see Robin laulab. Ei ole, tahaks väga. Ei, ära vaata. Aga see on üleval kuskil või? Ma näitan sulle, ma lasen sulle tähendab. Oota, aga miks sa laulsid üldse, kus? Me tegime Stefani laulust.
tegime coveri. Oota, ma nägin seda seal muusikaauhindadel, Jah. aga ma nägin Aga seda see oli ilus- kuidagi... see oli ilus versioon. See oli ilus. See oli ilus. See oli ilus. See oli autotune'iga. Ma lasen sulle kohe mikrofoni seda, kuidas ma päriselt laulsin. Noh. No ei saa seda nooti No ei kätte. saa. Aga peaaegu. Ja ei saagi ja ei hakkagi kunagi saama. Sul oli sama seal, kui sa peeglis arutasid. Ei tea isegi, mis seal oli või ei olnud, aga lahe oli, ma mäletan seda. Ilgelt vingelt panin, mäletan seda, tundus nagu nii hea. Sul oli Beyoncé selliseks iidoliks võetud kohe ja siis selle järgi panid selle. Tead, mul tegelikult vahet ei olnud, kui muusik oli kaasahaarev või rütmikas, siis mul hakkas kõik, terve keha hakkas tööle ja ma tahtsin juba liikuda, et mul nagu Beyoncé mul meeldis ka, siis tal tuli välja see Crazy in Love album, või see Dangerously in Love ja ühesõnaga. Ja siis ma läksin ja kogusin raha ja ma küsisin, et ma võin minna osta ühe albumi ja siis ma läksin Norra sinna CD-poodi ja ma ostsin endale 2 albumit lausus. Mul oli nii palju raha. Ma ei mäleta, miks mul nii palju raha oli? Nii palju raha nagu mul või? Ja. Ja siis seda ikka, kuidas ma tõmbasin seda plaati läbi. Kogu aeg peale kooli. Reklaamipaus. Sõbrad, meie selle taga on endiselt Elisa, kes on meie väga suur toetaja ja kes usub meisse. Usub tõesti? Ta saab öelda väga palju. Ja meil on teile sooduskood Elisa Huubi, kust... Endiselt. Ja endiselt MST 299 ehk siis MST 299 on sooduskood Elisa Huubi. Liiga keeruliselt. MST 299. Okei, Andrei, kas sul on mingi video laenutuse soovitus seal? Jaa, seal on praegu siuke film nagu Must Panter Wakanda igaveseks. Sobib, mina olen näinud, tegemist on absoluutselt väga hea filmiga, seega meie soovitame. Muidugi Rihanna uus lugu oli seal soundtrack, nii et seal saab absoluutselt kõike, mida hingi haldab. Ära kohe räägi mitte. Yeah. Ühesõnaga MST 299 või siis targematele MST 299 on sooduskood Elisa Huubi, nii et näeme Elisa Huubis. Jep. Kindlasti on siin on palju kuulajaid, kes me ei saa ilma selle küsimusest, et sa pead sellele vastama, et sa oled sellest kindlasti palju rääkinud nüüd. Et meil on ilmselt mingi hulk vaatajaid, kes tahaksid teada, kuidas see täpselt alguse sai. Me jõuame nüüd sinu vanusega sinnamaani, et jõudis kätte Superstar. Kuidas see läks? Kuidas see mõte tuli ja mis sai? Alguses ma läksin üldse VAF-kooli tantsima. Tantsima, VAF-is pakutud tantsu ka. Ja. Sinna minema hoopis. Ja enne VAF-i ma käisin veel dancehalli tantsimas, mis oli täiesti eraldi projekt. Ühesõnaga jalkadruk, tantsudruk, lauludruk. Ja siis ma mängisin veel tennist ja ma hästi palju asju teinud, kui ma olen väike. Maike õpetab tantsima ka veel omakorda. Ei, Maike õpeta. Ja muideks mu üheks treeneriks oli Tanja Mihhailova. Ja. Aga nüüd vist seda tantsupoolt seal tõesti ei ole. Aga alguses ma käisin seal üldse tantsimas ja siis kuidagi alati see lauluklass oli nagu, kõndisin sealt mööda ja siis ma mõtlesin, lauluklass. Kas ma üldse saaks sisse, sest sinna olid alati sellised katsed. Ja siis üks, ma ei tea, millalgi ma otsustasin, et ma ei tea, ma tahaks proovida seda lauluvärki ka, see tundus nagu lahe koht, kus olla nagu kollektiiviga ka, et kuidagi lahedad, ma ei tea, lapsed ja nõuandjad ja kuidagi kõik see tundus nagu äge, nagu ongi We Are Family. Ja siis ma käisin seal laulmas ja siis ma mäletan, ma ootasin, vaatasin, kas mu nimi on seal, et ma sain sisse. Ja siis mu kuidagi vanemad olid ka, et ei, kui sa ei saa, tead, et ära põe, et see ju, ei ole nagu elu lõpp ja ei olnudki. Aga siis nad nägin, et ma sain sisse ja siis nad said vist aru, et ma nagu päriselt vist natuke oskan laulda või kuidagi. Aga just see nagu Superstari pool, et ma nägisin mingi õhtule seal mingi klipp ka, kus sa enne seal laulsid, juba standisid auti kõikidest. Täpselt see sama. Et kuidas see nagu see protsess oli, kui sa olid vist 17 või just olid vist 18 saanud ka? Ma olin vist 17, sain 18 või midagi, jah, niimoodi. Kas sul käed värisesid, hääl värises, ma ei mäleta küll, kes seal, kindlasti Mihkel Raud oli, ma mäleta, kes need teised žüriid olid, kui väga sa neid kartsid ja kuidas nagu just see eelvoor, kui sa veel
nii-öelda ei olnud lauljana veel keegi nagu? No mind tegelikult natuke justkui nagu suruti minema sinna saatesse, sellepärast, et ma ei olnud üldse kindel. Ma olin ainult tol hetkel laulnud vist, ma ei tea, ütleme, et 3 aastat nagu käinud reaalselt nagu õppimas. Kas see tuli siis Vahvist või? Jaa, Vahvist ja. Et enne ma olin lihtsalt kuskil koorilaulus, nagu ikka tüdrukud käisid kuskil kooris, olid osa ja tegid klassikaaslastega ikka mingi koorilauluvärki, et see oli lihtsalt nagu tore ajaviide. Aga nüüd, kui ma nagu päriselt nagu õppisin seda soolo asja, siis see oli nagu, ma ei julgen nagu midagi arvata sellest. Mulle väga meeldis seda teha, aga ma ei arvanud, et sellest võiks nagu päris midagi saada. Ja siis ma mäletan, et üks õpetaja Vahvist oli, et Liis, et sa tead, et mina ei tea, kas ta valetas mulle või valetan ta, isegi kui ta valetas, siis tore. Et näed, et nüüd tuleb see Superstaari saade uuesti ja tead, et see vist ongi kõige viimane. Vana ja peid. Vana ja see on alati niimoodi. Ja nüüd alles mingi paar päeva tagasi oli see, et uus Superstaari saade. See on mingi 10 aastat otsa saanud või läbi saanud. Ja. Ja siis ta oli kuidagi, et ei, ma tegelikult kuulsin nagu väga headet allikatelt, et tõesti, et nüüd on kõik, et see on nagu nüüd või mitte kunagi. See on nuga, nüüd või mitte kunagi, et no ma ei tea, okei, no sa arvad, et ma pean minema või et muidugi mine. Ja siis ma kuidagi nagu sõbrannadega koos sealt läksime ja siis see oli selline nagu fun asi, aga ma tõesti võib-olla nagu ei oodanud sellest midagi. Sõbrannad langesid välja või? Jah. Aga need on ühed mu kõige paremad sõbrannad üldse, kes on jah. Kes Vahvist mul tekkisid. Aga kuidas see nagu edasi protsess, mis sulle siis täpselt seal eelvoorus öeldi? Kas juba nähti sinust mingi siukest põhimõtteliselt võitja potentsiaali või veits ikka klassikalisel kommel tõmmatakse natuke maha ja siis pärast kuidagi nagu saate jooksul arened või kuidas see nagu oli? Mulle tundus, et vist midagi jah tõesti nähti, sellepärast, et ma täpselt ei mäleta, aga mulle tundub midagi nähti. Mihkel Raud nägi kindlasti minust Maarjale ka, Rein Rannapile ma ei meeldinud. Ja sulle Rein. Ja siis kuidagi hakkad seal niimoodi vaikselt minema. Aga see on ikka, ma ei tea, see on ikka päris uskumatu nagu tee, mida läbida, sest et sa oledki selles mingisuguses saate mullis. Ja siis mis see siis see päris maailm on või mis ei ole nagu... Tollel ajal oli ka juba ilmselgelt see, et sul on hotellituba. Jaa, ei, täpselt. Täpselt samamoodi. Täpselt sama. Kellega sa hotellitoas olid? Mul vahetusid, aga alguses ma olin... Sellest kukuvad välja. Ja oligi nii. Ja lõpuks ma olin nagu üksi või me olime kõik nagu, ma ei tea, kui meil 4 tükis, me olimegi kõik üksi eraldi. Mis seal hotellis juhtus midagi põnevat ka? Nii palju kui meie teame, siis seal on väga põnevaid hooaegadel nii mõndagi on juhtunud. On. No minul, ka minul juhtus, jah. Mis selle juhtus lihtsalt? No. Kas keegi käis külas või? Kas sa võõrustasid kedagi? Võimalik, väga võimalik. Okay. Aga seal jah nagu tõesti, et selles suhtes, et mina leidsin tegelikult ka seal saates endale väga pikaaegse nagu peigmehe. Et me olime väga pikalt koos, et see oli nagu päriselt see oli mitte niisama mingi ohohoosi mida juhtus, vaid see oli päriselt see nagu... R-tähega tüüp. Jaa, see R-tähega, jah. Kui närvis Kaupo oli selle peale? Ei, ma arvan, Kaupo, ma ei tea, kas ta teadis. Ei, aga mis temal... Mis R-tähega tüüp? Siuke... Punane. Ei, ma ei... Jah. Mis see punane? Vahet ei ole. Puna peale. Siuke klafkavend. Ja. Aga vaata... Klafkavennast ma viisis. Okei, sain, jätkame. Et jaa, selles suhtes oli lahe koht, et nii palju nagu juhtus ja sa võidki päriselt nagu leida endal sealt sõbrad, sa võid leida endal nagu päriselt nagu kaaslased. Minud oli, et ma ei ole kunagi on nagu niisama mingi hihi ahaha, vaid nagu päriselt kui meeldib, siis ma nagu päriselt nagu soovin sinuga nagu make it happen, eks ole. Ja selles suhtes ma olen väga õnnelik, et... Sama. Et ma olen väga õnnelik, et tegelikult see aeg mu elus oli sellepärast, et kõik need inimesed, kellega ma kokku puutusin, et see
hullult arendas mind ja see isegi, kui sa ei jää nagu nii noores eas, kui sa 18 leiad endale armastuse, eks ole, et see on tegelikult nagu päris suur šanss, et sa ei jäägi terveks eluks selle inimesega kokku, aga lihtsalt, et kui on õige hetk ja õiged inimesed saavad kokku, siis tegelikult teineteisele õpetatakse niivõrd palju ja ilusasti saab ka minna lahku ja tegelikult see on nagu hullult õpetlik ja nagu ka arendav. Kas vaata me oleme ka siin nüüd mõnda aega näinud, kuidas seda Superstaari asja seal tehakse, et ilmselgelt kaasnes sellega vaata ka päris palju, ma arvan, tähelepanu. Kuidas sul tollel ajal see tundus nii noorena, et ma teen laulan siin ja iga nädal olen järjest edasi ja mina olen hotellist ja siis kukud välja ja populaarsus tuleb ja kuidas see nagu, kuidas see sellega toimis? Mina elan hotellis ja kõik kukuvad välja. Jälle üks vend. Jälle Tooraber läks. Selles suhtes ma olin ka kindel, et ma võib-olla millalgi seal kukun välja ja ma ei saa aru, kuidas ma niimoodi nii kaua seal vastu pidasin, teades, et mul ei olnud tõesti nagu nii suur seda muusikalist nagu tausta. Küsimus oli hoopis teine. Küsimus oli. Oota, mida ma tundsin? Imelik oli. Inimesed ikkagi vaatan. Mulle ei meeldinud tegelikult see tähelepanu, sellepärast, et ma ei osanud vist liialt hästi nagu kaameras olla ka. Siis ma tundus, et mu nagu kaitse oli see, et ma olin natuke siuke sarkastiline. Või kõik mu nagu vastused olid sellised, ei no mis. Nagu, et hakkasid veits nagu ülbama. Mitte isegi ülbama, vaid lihtsalt, et ma ei annuki no konkreetset vastust. Yeah. Selline hämamine natukene jah, et ma ei osanud nagu võib-olla nagu lahti lasta ja olla nagu päris, sellepärast, et see ei olnudki päris. Nii, kuidas sa ennast praegu tunned? Täislausetega vasta, palun. Ja siis kõik intekad ongi nii, et täislausetega nii, räägi, kus sa tunned ja siis see ei tundunudki nagu autentne. Aga alguses see ongi imelik, aga samas ma arvan, et kui inimesed praegu lähevad sinna, siis see nagu need maailmad on nii erinevad, sellepärast, et kõik on harjunud olema telefonis, sa teed kogu endast videos, siis kogu aeg räägid, sa kogu aeg näitad oma elu, et see on nagu nii tavaline osa, et sa lihtsalt jagad kogu aeg, mida sa teed, kellega sa oled, kuidas, mis su tunded on. Aga tol hetkel nagu ei olnud ei Instagrami. Oli. Oli või? 2011 või? Muidugi oli. Kurat, Instagramis sa istusid reidis või orkutis. Kas Instagram ei tundnud? Okei, võib-olla ta oli olemas, aga Eestis ta ei olnud kindlasti pop. Ei olnud. Kindlasti. Sest minu meelest mina tegin äkki 2012. No ühesõnaga, et ta ei olnud nagu, ma ei olnud harjunud, et koolis meil ei olnud nagu mingi Instagrami või nagu kindlasti, selles mõttes Eestis tõenäoliselt on, aga Instagram ikkagi oli olemas. Aga ühesõnaga, meil ei on nagu Kuule, sa oled Hiiumaalt päri, mis kuradi Instagramis sa räägid. Mul oligi rikas sõber tollel ajal, kes tuli iPhone 2 või 3 tuli näitas mul iPhone'i, mul olid silmad kõõrdis peas vaata, mis asi see on. Mul oli ka kunagi see, et mul see sõber tõi iPhone 2, siis ütles, et kuule, et siin saab netti ka, et aga vitsid pane oma SIM-kaart sisse. Joo, ei, muidugi. Ja siis kuu lõpus toob fucking arve lihtsalt mingisugune, ma ei tea, mis summa oli. Mams küsib, mis asi see on. Ma andsin sõbrale SIM-kaardi. Super. Aga ma tahtsin küsida, kui me tagasi tuleme, ma tahtsin küsida lihtsalt, et selle tähelepanu kõige selle osas, et kas sa oled üldiselt nagu olnud siuke kinnine inimene või siuke pigem nagu avatud, tuttud inimestega oled hea suhtleja. Pigem lahtine. Selles mõttes seda kõike sulle vastu võtta oli nagu, see ei pruugi meelda, aga pigem nagu siuke kerge. Lihtsam võib-olla. Ma arvan, et oli lihtsam ja ma arvan, et seda õpetaski mul hästi palju Norra, et seal oli lihtsalt kõik, ole vaba, ole selline nagu sa oled, aga lihtsalt tol hetkel see, et sul on nagu suur mingisugune, ma ei tea, 20-kilone mingisugune kaamera mustkuu sisse, sa pead rääkima, mingi kaamera mees seal taga on veel mingisugused mikrofoni hoidjad ja kõik ja siis sa pead olema nagu päris inimene ja vastama nagu sellisena, nagu sa päris oled, et tol hetkel see oli imelik ja ma arvan, et see oli imelik meie kõigi osaliste jaoks, et me ei olnud sellega harjunud. Et see järsku tuleb ka tegelikult, väga järskuna, sa ei saagi sükest asja oodata. Aga ma arvan, et nüüd, kui näiteks, ma ei tea, keegi on 18-19 ja läheb näiteks Superstaari saatesse, siis ma arvan, et nad on kõik niivõrd palju turvalisemas ja mugavamas kohas, sellepärast, et lihtsalt tänapäeva elu ongi hästi palju sotsiaalmeedia selle peale, et ma tulen siia ja tegelikult ma juba mingi filmin sind. Andrei, mis värk on? Ja siis sa kohe, ega sa ei lähe lukku ju. Liis oligi kohe kaameraga siin juba filmi saaks. Sa ka siin.
värk on. Mul taas tõmbab, ma vihkan siukest asja. Ei, ütle midagi. Mingid tüübid ongi, tulevad. Ei no jaa, vaata, ütle midagi. Reaalselt, ongi, ütle midagi. Mine perse, ma ütlen sulle, ära filmi raisk. Aga see on nii, aga ongi jah. Aga sellega Andrei, sa pead improvaisima ja overcome ima. Ja siis vaata, too Superstaari aeg, kui me nagu võrdleme, noh, ütleme, mis see viimane oli 2000, kunas need aalikad ja need 22 oli eelmine aasta. Väga erinevad. Minule tundus, kui ma nagu tatina vaatasin seda, noh, see sinu hooaeg on ja kui ma praegu võrdlen, nagu midagi on seal erinev. Ma ei ole enda jaoks aru saanud, mis see on, aga võib-olla nagu sulle küsimus, mis sa arvad, et mis eristab seda 2011 saadet versus nüüd 2022 või siis see, mis nüüd tuleb? Mis seal on nagu erinevad? Ma arvan, et seal on nii palju kihte, aga vaatame, kas me suudame üldse ühe kihi siin lahti muukida. No kindlasti see üks asi, millest ma eelnalt rääkisin, sotsiaalmeedia, see, et inimesed, juba lapsed on muutunud, et nagu ma arvan, et juba imikud, kes on, ma ei tea, 5-6 ja 6, et juba nendele visatakse tegelikult üldjuhul see tablakas ette ja nad hakkavad juba tarbima seda ekraani. Et ma arvan, et see kõik lihtsalt programmeerib kõike nii teistmoodi. Et ma arvan lihtsalt see, et osalejad kindlasti on ajaga muutunud, aga rohkem ma ei tea. See on huvitav. Sina peaksid tegelikult seda võib-olla rohkem lahti muukima. Nüüd ongi sinu kord, Andrei. Nüüd ongi Andrei. Ei, no lihtsalt minu jaoks tundub, tegelikult, ma mõtlen, minu arust on väga huvitav, et seda räägid, minu arust on just vastupides. Mina mäletan, et just, et kuidagi teie, kui ma vaatasin nagu tollel ajal, just minu jaoks oli, et teie olite kuidagi nii täiskasvanud, nii nagu veits nagu kind of juba valmis nagu artist nagu suurele areenile minema. Praegu ma vaatan, nagu eelmine aasta, nad on, sa näed, et nad on nagu nad on veel pisikesed nagu selles mõttes, et just, et minu jaoks ongi väga huvitav, et sa räägid sellest, et praegu just inimesed on valmis sotsiaalmeedia, kõik see, on. Aga just minu arust ma vaatan 2011, kõik need muud aastad, mis seal olid, on. Ott Lepland ja kõik asjad. Ja sa näed, vaatad, et kurat, need on nagu nii juba põhimõtteliselt valmis produkt, on. Ja kõik on palju nagu more mature ja kõik on nagu oskavad olla kuidagi. Aga Ott ja mingid hooajad ongi olnud sellised, kus ongi olnud vanemad osavõtjaid. Näiteks Ott oligi, et ta ei olnud 18, Ott oligi vist mingi üle 20. Ott oli 40 siis, kui tervitused Otile, Ott oli 42, kui tema võitis Superstaaris aastal 2009. Aga jah, ma arvan, et see on võib-olla pigem sellest äkki. Ja, see on ka, et võib-olla vaat ongi 2000, nüüd eelmine aasta kui oli, see oli, kõik olid suht hästi noored. Ikka väga noored. Jah, ma arvan, et see on võib-olla selle pärast pigem. Et ma võib-olla seda nagu kind of seda uut hooaega, ma natuke võib-olla kardan, sest et... Ei no ma kardan, sest et tead, ma tegelikult ju jälgin, ma ei tea, kuidas sinuga on, kas sa uurid, kui palju uusi mingi artiste või uusi mingid produtsente või mingi selles muuseamaailmas just nagu uued, kes on tulemas. Sest vaata, ma tulin ka nagu suht mitte kuskilt ja minu jaoks on alati põnev olnud minuga endaga kaasa võtta need inimesed, kes alles tulevad, aga ma praegu ei ole, väga vähe olen näinud, kes tegelikult kuskilt nagu niimoodi raisivad. Ja kes nagu minu arust on väga huvitav hooaeg ja jälle ma arvan, jälle see probleem, et liiga võib-olla nooruslik on. Aga ma ei tea. Ühesõnaga, mis võib-olla vaata, kui me jälle sinna aastast tagasi lähme, kui tihti sa mingitel hetkedel juba murdusid, et ma ei tea, äkki, ma ei tea, kaupakarjusse peale või mingid muud asjad juhtusid. Kui tihti seda murdumist just nagu tollel perioodil oli? Mul vist kellegi teisega ei olnud mingit probleeme, et pigem kui mul olid, siis mul olid... Sa ei biifinud kellegiga? Ei, ma ei tea, väga raske minuga biifida. No kui ma päriselt biifi satun kellegagi või siis on päriselt nagu mingi asja eest ja siis ma võin kindlasti muutuda ka nagu päris... On sul avalikult süksed anda? Ei, mul tegelikult väga ei ole, aga lihtsalt ma olen... Ei, mul nagu tõesti vist ei ole...
mul ei tule mitte ühtegi beefi Andeka nagu veel beefid meelde. on. selle R-tähega tüübiga vist oli vist või? No okei. Aga tead, see on teine teema, sest siis on vaata siuke armastus ja tead, see on täiesti teine teema, eks ole. Lähme sinna teisi teema. Mis teema? Mis piif? Andrei, sa mäletad, mis piif oli? Ma ei tea, millest sa räägid. Ei no ma ei tea, meil on otseallikas siin, me võime küsida. Muidugi otseallikas. Mis piif teil oli siis? Ei, no mul ei olegi mitte mingi beefi. Mis asja? Kunagi oli olnud või? Praegu on okei. Ei. Ja praegu on väga-väga ok. Ei, ma pigem hakkasin mõtlema, et mul ei ole vist, ma ei satu väga tihti inimestega konfliktidesse, et ma ei tea isegi, mis peaks siis olema, et kui keegi ilmselt ütleb väga halvasti sulle. Mis sind nagu välja vihastaks? Siis, ma ei tea, nagu inimene ütleb halvasti, mul on natuke siuke, et Kas sa nagu ei vaata? kahju, et mul on pigem nagu, et okei, see ütleb nii palju lihtsalt sinu enda kohta, kui sa ütled halvasti, kui see, et sa ütleb minu enda kohta. Kui mina tunnen ennast hästi isikuna ja persoonina, siis nagu minuni tegelikult ei jõua see halvasti ütlemine, nagu päriselt mu hinge. Mul on lihtsalt mingi pekki, et selle inimesel on vist tõesti midagi viga. Sa oled siukse asjaga nagu harjunud ka ilmselt juba tegelikult. Jaa, sa oled nii kindlasti, palju jaa. saanud, Olen. nagu ikka, Ja, ei, kõik saavad. Mitte keegi ei ole hoopide eest. Kurat, ma olen vist nii täiuslik, et Sul hakkab, ei tule, nüüd sa oled nomineeritud, nüüd läheb kõik. Mul on ammu juba perses. sa võtad veel hinge ka. Ei võta. Andrei räägib hingevõtmisest midagi, see on nagu huvitav. Miks sa valetad? Just rääkisime eelmine episood kommentaariumist ja siis... Kuidas sa hinge kõik võtad? Ei räägid selle. Andrei rääkis, kuidas ta luges enda kohta kommentaarist, oli mingi haige perse kõik. Ei. Miks sa valetad? Miks ma valetasin? Miks sa Liisile valetad? Ma räägin, ma loen kommentaarist, ma tean, et mul on suva sellest. No täpselt keegi midagi ütleb, mul on suva sellest. Mulle meeldib lugeda, lugeda, mida inimesed nagu, mis üldine seis on nagu sealpool maailm. Üldine seis ei ole kunagi hea. Aga ma lihtsalt mõtlengi, et kui sa lähed sinna leidma mingisugust nõusolekut või nagu päris arvamus, siis tegelikult sa seda ei saa. Sellepärast sinna lähebki ikkagi, ma arvan, kirjutama keegi, ma ei tea isegi, no ühesõnaga. Alles oli mingi Brigitte teema, kas see oli 63 või mingi 65-aastane meesterahvas, kes sõimas ta läbi. Aga ta midagi vist ei saanud, ei juhtunud. Ei juhtunud midagi, jah. Selles mõttes sul on üldiselt mingi vanad mehed või vanemad naised, kes lihtsalt crashivad. Minu tolle jutu point oli see, et ma läksin lihtsalt, et kuna oli hea uudis, siis ma lugesin ja siis oli ikka halvad need ajad. Siis ma mõtlesin, minu point oli see, et nagu, et mitte, et ma võtan seda nagu endasse, lihtsalt see, et ma saan aru, et täiesti et täiesti mõtet on hustlida, muretseda mingite inimeste pärast, kes mis iganes arvavad seal, et alles on mingit teha, sest nagunii keegi kobiseb. Ma mõtlesin Liisi puhul just seda teemat, et nagu inimesed võib-olla sellest skenest endast seest, vaata. Et ma ei räägi siin nagu suvalistest inimestest, et suvalistest inimesed, see selleks, selles mõttes inimesed, kes ei puutu sinuga igapäevaselt kokku, aga just inimesed, kellega sa võib-olla pead ka koos töötama mingil määral ja siis tekib mingisugune. Ja siin ongi võib-olla hea selline ongi, et kas sul on selliseid hetki olnud, sa ei pea name droppima siin, sa võid muidugi, aga siukseid võib-olla räägi nagu nendest olukordades, kus on keegi võib-olla natuke sinu mingit usaldust reetnud või kuidagi natuke nästit sulle teinud ja kuidas sellega nagu toime tulid. Ma üritan reaalselt mõelda, kas mul on olnud midagi sellist ja isegi kui on olnud, siis ma ei tea, mu aju vist päriselt töötab nii, et ma lihtsalt blokeerin ära, mul ei ole vaja nagu negatiivsust veel ekstra, sest ma olen nii ehk naa nagu inimesena natuke siuke ülemõtleja, natuke ma pistan üle ja seega ma pean väga hoidma enda energiat ja jälgima, kellega ma kokku puutu, millised inimesed on, kui tegelikult, kui inimesel ei ole hea energia, mida ma saan usaldada, siis üldjuhul ma ei puutu, ma ei lähe tema juurde, ma ei lähe talle mingi tšauki, et minus ei ole sellist nagu, ma ei tea, poolt, et niisama minna ja mängida nagu head, ma ei tea, mitte sõpra isegi, aga tuttavat. Et ma võin kõige meeldivalt läbi saada, aga üldjuhul ma ikkagi hoian inimeste poole, kellega ma tunnen ennast mõnusalt ja turvaliselt. Võib-olla isegi, aga tõesti. Aga kui alguses vaata, kui sa selle peale mõtled, kui see nii-öelda tähelepanu või tuntus tuli, kas siis tuli mingid siuksed inimesi, kes võib-olla natuke hakkasid sinna mingil määral ära kasutama? Oli siuksed hetki ka või? Ma ei tea, mul on vist olnud see, et minu enda sõprusringkond. Me oleme tõesti nagu kasvanud läbi nagu kõige ja mul ei ole see nagu väga palju muutunud. Et see, et minu nii-öelda nagu ringi saada
või et ma võtaks kellegi uue enda sõpruskonda ja nagu päriselt usaldaks, see on hästi-hästi keeruline. Ma ei tea, mulle tundubki, mida vanemaks sa saad, seda vähem nagu sa üldse viitsid sellega tegeleda. Kuigi nüüd nagu paar aastat tagasi mul on nagu üks sõbranna tekkinud, kes tekkis tegelikult justkui nagu ja COVID ajal me hakkasime kuskil Instagramis DM-ima. Ja kuidagi nii lahe oli, lihtsalt ma mõtlesin, et nii lahe endaga rääkida, ma lihtsalt ajasin paska täielikku. Ja mulle meeldis see sellepärast, et esiteks see nagu naljakas, samas ma saan aru, et temas oli nagu mingisugune sügavam pool ka ja siis me läksime COVID ajal ainult kahekesi, vaata tohtis jalutada. Vaata mingi ja siis ka keep the distance. Ja siis me saime kokku ja läksime jalutama ja siis ühesõnaga siis ma nagu avasin ukse ja tema on nüüd nagu nii-öelda nagu uus liige, aga mul nagu väga ei ole tõesti mingi beef olnud, sellepärast, et tõesti olen lihtsalt kellega ma tean, et on hea, mõnus ja eks mulle täiega meeldib suhelda ja olla, aga tegelikult kellele ma ennast nagu päriselt avan ja päriselt räägin asjast ja arutan ja kelle vastu mul on ka huvi ja nende arvamuse vastu, siis need on ikkagi nagu päris siuke sorted group. Meil on, tahaks öelda ka, suhteliselt sarnane kõik see, et ma arvan, et nagu, ma ei tea, Andrei on Jõgevalt, ma olen Hiiumaalt, et sul on ikkagi mingisugused sõbrad, kes on alati nagu lapsepõlvest on jäänud, aga sa iga päev ei suhtle, aga nad on alati sul nagu olemas, kellega kui sa... No praegu ongi ka vaata, et kuna meil mingist ajast ka vaata, siin ka meil tekkinud seltskond on ja siis sa nagu ja eriti kui sa hakkadki nagu veits hakkab edukamalt minema, siis mingil määral tekib see mingisugune ma ei tea, mis see on, et kas blokk või mingi asi tuleb ette. Esiteks sa ei näe vajadust, teiseks nagu sul sa ei taha võib-olla kõiki nagu usaldada mingil määral. No näiteks meil on väga siuke nagu väga hea ring, et meil on inimesed, kellega, kuna me teeme hästi palju erinevaid videoid, hästi palju erinevaid kanaleid, siis meil on nagu alati põhimõtteliselt üks ja seesama tiim, kellega me teeme, omad samad poisid, kellega me alustasime. Nagu kõik need samad inimesed ja need sõbrad, sõprusringkond on ka täpselt sama. Tegelikult on see, et kui mina ja Andrei saame tutvaks, siis meil on ikka nagu mingid inimesed, kes tollel ajal suhtlesid minuga ja siis mingil määral Andreiga ja nüüd me oleme omavahel nagu sõbrad. Et selles mõttes nagu ring ei muutunud, nagu inimesi juurde ei tulnud, aga inimesed jäid samaks, aga lihtsalt mingid inimesed läksid omavahel kokku nagu. Ja. Hüppame korra veel tagasi sinna Superstaari ajastusse. Artjomiga jõudsid finaali, kui kindel sa olid, et sa võidad? No ma olin täiesti kindel, et ma ei saa finaali, alustame sellest. Et ma olin nagu, ma teadsin, et saavad Rosanna ja Artjom ja siis ma olin kuidagi okei, ma mäletan, mul oli vist isa oli tulnud sinna hotelli alla lobisse ja siis juba vastu või? Juba vastu. Ootas pärast saadetud. See oli enne seda finaali. Pack your things. Ja siis ta tegi mulle sellist nagu pep talki, öeldakse inglise keeles. Ja ta oli kuidagi... No jalgpallurile omane. Ja täpselt. Ja see oli väga selline rahulik õhkkond ja lihtsalt nagu, et ei, kõik põhjused, miks sa oled kõik seda väärt. Sa oled nii palju tööd teinud ja kuidagi nagu selline nagu siuke treeneri mentaliteet või kuidagi, et ja siis ma lihtsalt okei, tuleb, mis tuleb, aga nagu isa rääkis muga nii hästi ja nii kenasti, et tegelikult ma olen nagu, ma olen valmis kõigeks, kuigi ma ise arvasin, et ma kukun välja, aga siis ma ei kukkunud, eks ole. Nagu me näeme. Nagu tulevik nagu ajalugu on näidanud. Kui crazy see vastasseis oli teil? Artjomiga või? Me saime Artjomiga nii hästi läbi. Ma ei tea, mingit vastasseisu seal küll ei olnud. Ma tean, üks neiu siin ruumis oli ka sinu suur fänn, lausa plakatiga oli seal ees. Ja ta rääkis seal siuksed lugusid, et... Mis ta näitas Kristjana peale, sina tegelikult oli ise. Ja siis olid isegi siuksed lood, et seal oli... Ta oli Artjomi fännide... taga vist olnud või? Seal oli lausa isegi mingi piif tekkinud, et lepitasid Liisi seda, vaata, seda plakatit ja teine oli Artjomiga ja siis mingid vennad panid jalaga seal ja mingi siukene. Ei, ma usun, ta nagu jalgpalli võistlus. Ole kus! Okei, kui armas. Ja. Kelli, kui vana sa olid seal? Palju? 12. See on täpselt see.
Oli 12. aga tegelikult ju, mis on, see on vist kuskil ju läbi käinud ka tegelikult, et teie see nii-öelda finaal oli üks taidimaid, et seal oligi reaalselt mingisugune. Sa rääkisid mulle sellest, aga ja ei, see on, me oleme päris palju sellest arutanud saate tegijatega ja kõigi sellega, et see oligi nagu kõige close im. Tasavägisem, jah. Ja kõige close im asi, mis üldse võib-olla kunagi olnud on, et seal oligi mingi reaalselt, no põhimõtteliselt on niimoodi 51-49 no. Ja mingi paarsada häält. Ja. Vahet. Ja. Päris crazy tegelikult. Kas need hääletajate arvud ka on antakse teada? Lõpuks vist anti ikka aga ma ei mäleta. Huvitav, kas see on muutunud ajas ka või? Minu arust alati, et sa mõtled nagu inimeste kaasahaaratuse. Just, näiteks kas see võrreldes eelmise aastaga ja näiteks tollel ajal vaata? See on hea point, ma ei tea isegi. Päris huvitav oleks tegelikult teada, sa võiks tegelikult uurida. Jah. Tahaks teada, kas inimesed nagu veel rohkem hääletavad või? Ma tahaks arvata, et pigem vähem. Mul tundub ka võib-olla. Sest et natukene, vaata see Superstari saade süke juba, et natuke ajast, hästi natukene minu arust. Kui sa vaatad Eesti Laulu hääletamist, siis nagu sellele... See on iga aasta. Aga kui sa juba Eesti Laulu siin sisse tõid, siis Liis, sa oled 2 korda ainult Eesti Laulul käinud. Mis toimub? See oli ka 2013, kui sa viimati käisid. Ei, viimane kord oli 2017. 17 või? Egertiga või? Ei, see oli Keep Running. Okei. Aga see oli bänger ka. Jaa, thanks. Ma olengi. Ei, no see on minu laul. Paisid. Aga ei, ma ei tea, ma nüüd võib-olla tunnen seda, et mingil hetkel sa lähed Eesti Laulu sellepärast, et sa lihtsalt lähed ja saad seda promo, see on hea koht, kus ennast näidata. Kui sa oled nagu tulev või noor artist, keegi veel ei tunne, siis see on niivõrd hea koht. Ja ma arvan, et alguses mul ei olnud üldse seda, et ma lähen nagu Eurovisioonile või kuidagi, et ma pean sinna saama. See oli pigem lihtsalt see, et promo ja see oli nagu tore üritus, millest osa võtta. Aga nüüd mul on hästi pikk vahe jäänud ja ma arvan, et see on hästi palju ikkagi seotud sellega, et ma ei tea, ma arvan, et ma nüüd nagu sinna nagu võib-olla otseselt nagu promoma mingit lugu nagu ei läheks, et nüüd näiteks, kui meil tuli paus välja Reketi ja Kohvriga, et siis... Kuulake kindlasti pausi. Jaa, et oli ju üle nädala aja igal pool nagu number 1, et ma olen arvatavasti nüüdseks juba saavutanud, mul on oma kuulaskonna, oma fännid, oma toetajad, oma võib-olla isegi, kes ei toeta, aga ikka jälgivad ja kuulavad, eks ole, et alati on ka neid, et selles suhtes mul ei ole vist oma karjäärist nagu vaja seda, et ma arvan, et kui ma nüüd tahaks minna, siis ma tahaks minna mingi looga, millega ma tõesti arvan, et ma usun sellesse, et sellest võiks päriselt äkki midagi ka saada. Et eelnevalt ma olen lihtsalt teinud nagu selliseid toredaid laule ja mul ei ole nagu olnud nagu seda Eurovisiooni nagu silme ees. No mul on Andrei selles mõttes, siinkohal teengi ettepaneku, et Andrei Zevakin on öelnud, et kui ta võidab ära Eesti Laulu, tema paneb muusikuameti maha, tema enam sellega ei tegele, ta retire'ib ja Liis, kui üks päev Andrei sulle kirjutaks, teeme Eurolaulu, lähme Eurokale. Mis sa vastaksid talle? Ma ütlen, et saada lugu. Teeme seda vaja koos teha. Koos lugu. Davai. Nagu, et Andrei võib-olla ei laula seekord, aga ta teeb kõik muud selleks. Tere, ma exposin ennast. Ma kunagi kirjutasin Liisile. Kirjutasid või? Ei, kuule, Andrei, ma tegime... Ma ei taha sellest rääkida. Tahtsime teha ilusat... Palun räägime, mis asja? Räägi muidugi, mis sa tegid? Kirjutasid ja ei saanud, Liis ei vastanud. Muidugi. Ei, muidugi. See on Liisi veres, sest et mina tahtsin Liisi kutsuda ühele hästi ägedale tennisüritusele, mida ma tahtsin korraldada ja Liis Lemson isegi ei vaata seda. Muideks, ma nägin seda nüüd, kui sa selle story panid. Ma nägin seda... Tavai Liis. Palun, Käpib. Mega lahe, tausalt. Sa oled reaalselt Liis mega lahe. Aga ei viitsi isegi olla seal enam. Ma kirjutasin. Teadagi Liisi kutsu enam kuskile? Jaa, ma kirjutasin 2016, kui ma alustasin produmisega. Päriselt? Vist oli sama jutuga, et lähme Eesti Laulele. Ja tead, ma... Ei kirjuta, ma tahan seda näha. Jaa, ei, ma kirjutasin. Kus see mul on? Mul ei ole seda kuskil. Ei, mulle kirjutasid, lähme Eesti Laulele. Lähme Eesti Laulele. Ma ei ütle sulle, ja ma jätsin isegi nagu... Sest Instas mul küll ei ole mitte mingit palumist. Kustutasid ära, jah?
ei ole kustutanud. Aga ei ole? Ei, on. Ma oleks seda näinud ju. Ei, on. Ma just, kui me preppisime selleks podcast'iks, ma vaatasin. Sest see on alles ja seal on alles isegi see MP3 fail. Ja ma kuulasin seda, ma olin mingi mine perse, kas sa tõesti arvasid, et ta vastab sulle selle lauluga? Okei, nüüd mul läks endal ka põnevaks, aga... Ma kustutan ära pärast. Aga mängime seda laulu. Kus kohta sulle kirjutada saaks veel? No, ei ole väga palju variante. Instagram, ei no, Messenger. E-mail, Messenger ja Instagram või? Ma ei suuda, see on nii fucking kringe, ma ei suuda. Ma suren ära reaalselt. Äkki Messengeri? Ma ei tea, täiesti võimalik. Aga ma... Ei no see nagu nii lappes. Ma preppisime, siis ma mõtlesin, et ma tahtsin... Kui halb see saab olla? Ei, see on nagu perses. Okei. Sest vaata, see on see, et kui sa alustad, siis sa arvad, et sa oled kõige kõvem vend ever. Mulle meeldib mu julgus muidugi. Ei, aga peabki olema. Peab küsima. Ja ongi, et ma tahtsingi tegelikult nagu mingil määral sinna jõuda, et ma ilmselt sa oled teiste artistidega rääkinud ka sellest, et väga palju on seda, et produtsendid, mina alustasin produtsendina, et produtsendid ei julge kirjutada artistidele, sest nad arvavad, et nad ei taha, neil on ilmselt keegi, see on nagu, kuidas produtsendid mõtlevad, neil on keegi olemas, nad teavad mingisugune loo, neil on kõik juba orgunnitud, kõik on nagu tehtud. Aga samas, kui ma neid aastate jooksul olen artistidega rääkinud sellest, kõik on mingi perse, kus on produtsendid, miks keegi ei kirjuta ja miks keegi lugus ei paku nagu. Et kas sul on nagu sama olnud see, et sa ootad, et keegi sulle kirjutaks, ootad, et sul on mingisuguse hea biidi või hea mingi tausta saadaks või sa pigem ise tunned, et sul ongi see oma tiim ja sa teeksid oma tiimiga? Ma isegi ütleks, et mul ei ole nagu oma tiimi, mul on nagu mina, kes ma üldjuhul alati olen üks kirjutajatest ja ma tahan alati olla osaline. See on väga äge, selles mõttes, et kui artist reaalselt oma fucking looga sees on, et minu arust võiks natukenegi olla seda, et see on nagu sinu käekirja järgiga, nii et selles mõttes respekt. Jaa, thanks. Aga nagu, ma arvan, et mul on saadetud küll, aga see peabki siis olema nagu, ma ei tea, nagu nii hullumeelne ja pöörane lugu, millega ma siis edasi läheks. Et mul on nagu elu jooksul tõesti hästi palju asju saadetud ja mul ongi natuke nagu piinliks, ma arvan, et sa ei ole ainuke, kellele ma olen unustanud vastata. Mul on nagu tiidi peale see, et ma tõesti vaatan, aga mul mingil hetkel mul on lihtsalt nagu, ma ei näe ja ma unustan ära. Näiteks praegu mul tuli meelde, mul üks teema vastamata inimene on mulle 3 korda kirjutanud. Näiteks praegu tuli meelde. Kes see kirjutas? Vahet ei ole. Aga nagu ja täna mul tuli veel üks mees produtsent, kes kirjutas midagi. Ühesõnaga, et... Lase biiti, ma ütlen, kas kannatab või mitte. Ja see on mul telefonis. Aga ühesõnaga... Aga ühesõnaga siis... Jah. Ei. Päris hakkangi mingit demo laskma, ma ei tea. Ei no siis saab kohe ju arutada, kas läheb või mitte. Mõtle, kui hea promo see on kogu. Voota, sai podcastis alguses, siis järgmine kord singlina välja. Seda küll, jah. Wow. Seda küll, kurat on hea. Reino, too telefoni. Aga ühesõnaga, mul on natuke see küll, et ma olen hajameelne ja ma unustan mingeid asju, sellepärast, et mul toimub nagu päris palju asju lisaks kõigele muule, mida siis inimesed saadavad või tahavad või pakuvad. Ma olen tegelikult ülitänulik. Ma arvan, et kui sa ka kirjutasid, ma olen nagu nii lahe, et sa nagu kirjutasid. Aga ma ei viitsi kuulata. Pasklaul, Jesus Christ, bro. Õpid kuradi produma alus. Sa ei ole isegi siini väärt mees. Sa mees, reaalselt. Sa teed on päris haige. Ei, selles mõttes, ma ei öelnud seda lihtsalt sellepärast, et sa peaksid nüüd siin mingit, ala, mul on selles mõttes suva ja mul on hea meel, et sa ei tea, millest, mul on päriselt hea meel, et sa ei tea, millest ma räägin. Sest võib-olla teda ei oleks täna siin siis. See võib olla, kui sa oleks seal ära kuulanud, sa oleks mingid Exposid kuskil. Pask see on. Kuule, mängitad äkki kunagi sellist sitta. Paneme selle loo siia taustaks. Pane siis korraks. Ei, ma ei taha. Pane siis korraks. Olgu. Kuuleme. Aga ei, tegelikult mina ju ka nägin sind esimest korda YouTube'is ja ma vaatasin, et sa tegid mingeid, ma ei tea, mingi feature'id nagu erinevate lauljatega. Ja just mõtlesin, appi, nii tore, et sa oled nagu nii tubli. Okei, ma ei tea, nii tore, et ta on nii tubli, aga nagu saad aru, ma nagu reaalselt mõtlesin, et äge, et kus
kus sa nagu tulid, kus sa nagu ilmusid lihtsalt järsku nüüd teed ja neid YouTube'is vaadatakse ka päris ja pluss, et tegelikult sa olid nagu andekas. Aitäh. Et jah, okei, võib-olla see, mis sa saatsid nagu ei olnud kõige parem, aga Andrei, sa oled Ta on ikka kuulanud. Ta on ikka kuulanud. Sa oled mega tubli, Andrei, ja sa oled mega andekas. Ei no võib-olla see lugu ei olnud kõige parem, aga... See oli ikka siit. ma ei ole seda kuulanud päriselt. Aga nagu ikkagi, ma mäletan, ma vaatasin ja jälgisin mingeid asju ja ma just mõtlesin nagu väga positiivselt sinust, et tubli. Ega vaat see ongi, selles mõttes ma räägingi, et näiteks coveritega, miks minul oli ka see vaata case, et ma nagu siis alguses olin julge, sest ma ei saanud aru, mida ma teen ja siis oligi nagu veits rohkem nagu suva. Aga pärast, kui sa natuke juba hakkad mingist asjast aru saama, siis ongi see, et need coveritega ma väga paljudele nagu sellistele artistidele, kes juba olid mingil määral mingisuguse edu saavutanud, et ma neile ei kirjutanud, kes ma oligi päriselt mõtlesingi, et mis ma kirjutan, miks ta peaks tahtma tegema mingit coverit minuga. Et see oli mu point. Ja see ongi, see nagu nii naljaks ja võib-olla selline julgustus ka võib-olla teistele, ma ei tea, see ei peale isegi produtsent, võib ollagi nagu mingi laulukirjutaja või topliner või mis iganes, et ongi, et lauljad alati otsivad tegelikult ju kogu aeg otsivad. Kogu aeg otsitakse, kogu aeg tahetakse ja võib jobata, et see on täpselt see, mida see artist tol hetkel vajab. Aga sa ei saagi enne teada, kui sa ei võta seda riski, et sa lööd selle palli nii-öelda sinna väravasse. Et kõik need löögid, mida sa ei võta ja mida sa isegi ei hakka lööma, nendest ei saagi tulla väravad. Mis sa sellest, kui me juba sellisest muusika selle poole pealt, tegemise poole pealt räägime, mis sa sellest arvad, et ja kui tihti sa ise muidugi käid, see kogu see Soome pull, et käid Soomes, teed mingi loo valmis, tuled tagasi ja siis lõpuks see repeat on ju. Mis sa sellest kogu protsessist arvad ja kas me võiks Eesti muusikas nagu rohkem tegelikult omi vendi kasutada ja võib-olla miks me seda ei tee? Mis see arvamus on sellest? Ei, see on muidugi hea küsimus. Ma arvan, et mingil hetkel kuidagi, kui ilmusid nagu püünele veel rohkem erinevad labelid Eestisse, sest et Warner ju tuli ka, ma ei tea, mingi paar aastat tagasi, eks ole. Ta oled praegu Warneri all, jah? Mina on Warneri all, jah. Aga enne seda ma olin pikalt täiesti independent, et nii öeldakse indie artist, sest et sa ei ole mitte kuskil ja see ongi nii hull värk. Aga Universal on muidugi olnud tohutult pikalt, sellepärast, et nemad on juba kaasatud selle Superstari saatega, eks ole, nad on kuidagi teinud need diilid. See oleks mingi hetk katki? Veel lihtsalt ei hakanud pikendama? Meil lihtsalt, me ei hakanud pikendama. Ma ei tea, selles suhtes mulle meeldib see, et eestlastel on nüüd ka nagu võimalus minna väljapoole, proovida, katsetada, aga muidugi nagu tasub teha ka oma poistega siin Eesti kodumaal nagu erinevaid asju, projekte, aga ma arvan, et see on tegelikult ikkagi nagu tore, et on selline võimalus, sellepärast, et alati saab erinevatest võimalustest tulla lahedaid asju. Et mina nagu niivõrd selle nagu vastu või ei ole. See on okei. Sa proovisid mulle seletada seda üks päev, või ma küsisin, et mis värk sellega on. Ma vaatan jälle, et keegi, ma ei tea, näiteks jälle kuskil Emily J ja vaatan, mis teema sellega on. Andrei seletas, et nagu tegelikult Eestis ei nagu, kas ongi nagu võib-olla puudus nendest väga headest või headest nagu produtsentidest, kes nagu kirjutakski neid väga-väga häid lugusid ja siis minnakse Soome ja tehakse nagu... Jah, Soomes on tõesti nagu ma arvan, et neid inimesi ongi lihtsalt... See on kallis ka, ei ole või? Või nagu, kuidas see värk seal üldse käib? Et sellest ma ei tea jällegi mitte. Ma ka nagu ei tea. ma lihtsalt käin. Jah, et mul on selles suhtes, et see on see, kui sa oled labeli all, et siis ikkagi see ongi, et nemad otsivad, nemad panevad kokku, arvavad, kellega sa koos võiks teha, kellega mitte, et siis üritad leida nagu seda nagu head tiimi, kellega siis lõpuks võib-olla veel rohkem hakata koos tegema. Aga minust ma rääkisin, minust Koit tegi oma ühe loo, selle viimase Euro loo, tegi ka
kellegi soomlasega, see It's so late. Ja minu meelest see, mis me kellegagi rääkisime, nendest kuidagi nagu umbes summadest, mis see siis on või mis see siis tähendab, kus sa nagu leidsid ja siis oli vist sama kant või oli äkki odavam, ma ei mäleta, ühesõnaga, et ei olnud, jah, mis siin nagu kodumaal. Kas need soomlased siis, need produtsendid on siis nagu Soome topid või? Nagu top? Oi, seal ikka oleneb, et ma arvan, et Soome top produtsendiga, ma arvan, et see on päris raske ikka sessioonile üldse saada. Okay. Et kui sa liigutad oma business, oma produbusiness, liigutad Soome, hakkad Soome coin'i lükkama, mõtle ka. Ei no, see ongi vaat see, et seal on lihtsalt neid esiteks nii palju. Soomidel ongi reaalselt, nad panevadki nagu kõik produvennad nagu ühte ja lihtsalt istuvadki ja teevadki päevast päeva konveieri peal nagu seda. Et see on nagu nii, no veits on crazy tegelikult. Ma käisin just nüüd natuke aega tagasi Soomes ja siis me tegime mingit 3 päevast kämpi ja siis rääkisin, no ma ütlesin, et see 3 päeva see on nagu, ma ei tea, ma ei suudaks 4. päeva teha, sest et see lihtsalt nagu mul on vaja liikuda, ma ei suuda olla siin nagu väikses ruumis, need stuudioruumid on ju ka üliväikesed. Ja siis midagi seal ütlesin, et nii tore, et 3 päeva, homme nagu saame koju ja nii tore. Ja siis produtseerija ütles, et okei, et ma olen nagu 6 aega järjest tõmmanud iga päev sessiooni. See 3 päeva ei ole küll midagi, ma võin pikali kukkuma. Kui ütled see ette? Ei, ma räägin, et ongi, ma olen ka seal nagu käinud koha peal, olen ka nagu rääkinud, uurinud, mis nagu nende nagu selles mõttes, et töö on ja töö pikem perspektiiv kõik see ongi lihtsalt nii crazy, et ütleski, et meil on siin sitaks vendi veel, iga päev on siin kohal ja mingid Soome artistid enamasti käivad seal on ja see ongi lihtsalt nagu Robin ütles, veits on konveieri peal. See tundub, kui te räägite, selles, et nagu mingi vend on ainult klapid peas ja aga see on igal pool, ma arvan, USA-s sa lähed, see on veel hullem, ma arvan, või veel intensiivsem. Ma olen rääkinud mingite kirjutajatega, kes on käinud Los Angeleses, kes oli ka nagu topliner nagu mina ühe sessiooni jaoks, kus me isegi ei kirjutanud mulle lugusid, me kirjutasime ühele selle DJ-le Tungevaag. Ja siis ta oli just tulnud kuskilt LA-st ja siis ta rääkis, et sinu Written by on kuskil seal tema loole? Jaa, vaatame, kas see tuleb välja või ei tule veel saladus, aga aga ei, ses suhtes, et see ei ole nüüd hull saladus, aga jah, et tal oli siin Eestis üks kämp, kus olid siis Eesti nii-öelda produtseerijad, väljamaalt oli ka, aga veel toplinerid ja siis ma läksin ka ja tegin vist 2 sessiooni. Ja siis seal oli üks tüdruk, kes siis rääkis nagu oma LA kogemustest ja siis ta oli kuidagi, et it's crazy, it's really crazy. No meil on siin vaatajaid küsinud ka väga palju küsimusi. Crazy küsimusi. No mitte neid, mida sa enne ütlesid, et neid oli ka tegelikult. Oli jah? Ja neid oli ka. Aga ärme täna nagu nii sinna sellisesse kohta nagu lasku, et... Ei, no te võite küsida, ma lihtsalt teate vastused. Ütlesid, et off-camera ikka. Sa oled välja koolitatud. Liis on välja koolitatud lihtsalt. Tegelikult... Võiteks ma ei ole kunagi käinud kuskil meediakoolitusel. Aga lõpuks see on nagu see, sa koolitad põhimõtteliselt ise ennast. On. Oskad õigel ajal selle suu kinni. Et kui sa midagi ikka valesti alguses ütled, siis sa saad kohe aru, okei. Lõpetad selle... Niimoodi ma enam ei ütle. Kus kohas, ühesõnaga, vaatajate küsimused ja ma teen esimesega otsa lahti. Liis Lemsalu. 35-selt. Mida teeb, kus ta on, mida ta teinud on? Ma arvan, et siis ma endiselt laulan, ma teen oma muusikasja, ma kirjutan muusikat. Ma arvan, et väga palju ei ole veel muutunud mu elus, et ma ei usu, et ma kuskil välismaal veel elan ja arvatavasti veel naudin siinset elu. Kas Liis Lemsalu välismaale muusikat tahab tootma hakata? Ma tahtsin ka küsida selles osas, et sul tegelikult, kui sa alustasid oma ju artisti karjääriga, siis sul oli ju väga fucking bangerid ingliskeelsed lood ka. Ja, olid. Aga siis tuli mingi switch ja kust see nagu switch tuli? Kas siis mõtlesid, et pigem keskendun Eestile või kust kohast seda? Ma lihtsalt võib-olla küpsesin nii kokku Eesti kultuuriga, et ma hakkasin tundma, et okei, nüüd ma julgen ise ka kirjutada eesti keeles.
et see hetk, kui mul see switch käis, see oli tegelikult hästi nagu loomulik, et alguses, kuna ma olin kogu aeg olnud välismaal, siis minu jaoks tundus nagu veider eesti keeles laulda, eesti keeles üldse siin nagu midagi teha. See tundus minu jaoks nagu ma nagu teeskleja. Ja ma ei tahtnud teeselda ja ma mõtlesin, ma teen nii kaua, kuni ma nagu tahan. Aga siis mingil hetkel ma olingi juba piisavalt kaua elanud ja siis mul tekkis see tunne, et ai, aga tegelikult ma tahaksin proovida eesti keeles kirjutada. Eesti keeles kirjutamine on väga raske. Et see on nagu hästi lihtne on lugu ära rikkuda, sest et sa paned liiga palju mingeid klišee asju kokku ja siis see võib olla ülihea lugu, aga sa lihtsalt tapad selle loo fraseeringute, valede lausete, valede mõtetega täiesti ära. Ja see on nagu hästi ohtlik, et sellepärast nagu ma ei soovita nagu kirjutamist kõigile, sellepärast, et kui sa tahad, et lugu oleks nagu super hea ja et see toimiks ja sa tõesti tead, et see on ülihea lugu, siis pigem võib-olla isegi usalda kedagi, kes nagu on päriselt nagu oskab seda, et endale siis nagu tekitada seda turvalist teekonda, et see singel siis ei kuku läbi ja see päriselt nagu hakkab toimima ja siis vaikselt mingil hetkel muidugi võid ka ise hakata kirjutama, aga lihtsalt, et alguses see on nagu siuke väga riski business, et ma olen nagu kuulanud mingisuguseid laule, mis on ilmunud teistelt artistidelt ja ma arvan, et ka minul on mingid imelikke kohti, aga lihtsalt, et mis minu jaoks nagu kuidagi tõmbab selle nagu ülihea lugu, aga lihtsalt seal on mingid asjad, mis nagu kriibivad kuidagi just nagu eesti keelega ja siis see lugu nagu ei toimi nii hästi, kui ta võib-olla oleks võinud toimida. Et eesti keel on hästi keeruline. Aga kui palju sa oled nagu enda nii-öelda, kui sa töötad kellegagi koos, kui palju sa tahad nagu ise teha ja kas sa oled nagu lasknud teistel nagu rohkem mingites asjades üle võtta või sa pigem proovid alati ise oma kõik need lood kirjutada või just eesti keelde panna või sa lased nagu kellegi appi tulla, sest ma tean väga paljud on siuksed vennad, kes nagu ongi, ma teen absoluutselt kõik algusest lõpuni ise ja põhimõtteliselt kui keegi tahab midagi, eks soovituse anda või midagi. Ei sobi. Okay. Vahepeal vaatan, et ma tahangi teada, et kuidas see pool nagu sinust töötab. Kas sa lased nii-öelda soovitustel kuidagi? Tulla. Ei, soovitused on kindlasti tere tulnud. Ma arvan, et nüüdseks ma olen lihtsalt nagu saan ise võib-olla päris hästi aru, mis asi võiks toimida, mis asi mitte. Ja see ongi tulnud läbi kogemuste. Et alguses ma ei tea, üldjuhul ma päris palju asju ikka ise teinud. Näiteks esimene eestikeelne lugu, mille ma ise kirjutasin, oligi Sinu ees, mis läks nagu mingi, see oli nagu jõhker, kuidas see lugu lihtsalt kulutulena nagu igal pool mingi number 1, ma ei tea, see oli täiesti nagu wow, mis siin toimub. Ja nagu Alice, ma täna imedama, lalalala. Lasin sulle enne siin, Ja näiteks see oli eelnevalt ingliskeelne lugu. Ja siis ma olin kuidagi, et ma ei tea, kas ma suudan neid sõnu ise kirjutada, pekki vist ikka ei suuda. Ja siis ma üritasin nagu leida kedagi, kes võib-olla oleks veel paremini oskaks seda. Ja siis ma mäletan, ma helistasin Eda Inesetile ja rääkisin, et kuule, et mul on nagu, ja võib-olla mul nagu personaalses elus oli ka selline hästi keeruline nagu olukord. Ja siis ma üritasin talle nagu seletada, et tead, et kas sa võiksid üritada kirjutada mulle sõnad ja ma räägin sulle, mis mu elus toimub. Ja siis ta kuulas, ma mäletan, ma olin see Viru Keskuse ees ja ma räägin Eda Inesetile oma mingisugused armuvalust või kuidagi. Ja ma ütlen, ma tahaks, et see tunne oleks nagu selline, et see loo nagu üleüldine feeling. Ja Eda kirjutas väga head sõnad. Aga probleem oligi selles, et ma vaatasin neid sõnu ja ma tundsin, et aga see on nagu hea, aga see ei ole nagu täpselt see, mida ma nagu tunnen ja mida ma tahan öelda. Ja siis ma mõtlesin, et ega keegi teine ei saagi mulle seda ise valmis kirjutada, ma pean ise üritama. Ja siis ma üritasin ja siis tuligi Sinu ees sõnad, mis olid mu esimesed eestikeelsed ja siis see läks nagu puff. Ehk siis Liis Lemsalu rejectis Eda Ineseti kirjutatud sõnad. Ikka need pealkirjad tõesti. Mul oli ainuke see mõte peas, et muidugi Ines on sinu poolt cancelled. Ei, aga üldse see, et miks ma tema poole pöördusin, ongi see, et mulle väga meeldib, kuidas Ines
nii palju, kui ma olen tema muusika kuulanud, ma olen tõesti nagu Inese fänn ja see, kuidas ta kirjutab ja mulle meeldib, kuidas ta mõtteid lahti nii-öelda seal kuidagi muugib ja tema nagu eneseväljendus ja see, et sellepärast ma üldse pöördusin ta juurde, sest et mulle meeldib tema stiil. Aga lihtsalt ma sain ikkagi aru, et ega kui sa tahad midagi personaalselt kirjutada, siis sa pead ikkagi ise, see peab tulema sinust endast, et keegi teine ei saagi su pähe näha, isegi kui sa räägid nagu konkreetselt. Kas on sul veel selline hetki olnud, kus sa keegi midagi pakub, sa oled mingi ei taha, ei aitäh. No siis, kui sina pakkusid, vaata. No siis ta ei vastanud. Tegelikult ametliku vastust ei ole veel tulnud. Ja nüüd teeme ära. Aga kas on veel nagu selliseid olukordi olnud? Ja ma arvan, et päris palju on isegi olnud. Aga ma loodan, kas inimesed trigerdavad ära ka või? Ma loodan, et inimesed saavad aru, et vaata, kui me räägime muusikast ja laulu kirjutamisest või siis ka sõnadest, et see on ikkagi nagu nii nagu personaalne asi ja minu nimi jääb igavesti sinna taha. See jääb igavesti iTunesi, Spotify'sse, YouTube'i ja sellepärast mina pean nagu tunnetama, et see on päriselt hea, et see ei ole mitte mingi personaalne vendetta või kuidagi, et ma arvan, et see ei ole piisav või piisavalt hea, vaid see on lihtsalt see, et ma tahan alati proovida nagu ise anda oma panuse ja siis vaadata, et äkki mina suudangi seda 100% ära teha. Ehk siis ma olen kindlasti väga palju ära öelnud, aga ma arvan, et inimesed saavad nagu aru, et see ei ole midagi isiklikku, see on lihtsalt see, et ma ise üldjuhul lihtsalt oskan võib-olla paremini oma mõtteid kirja panna või kuidagi oma nagu tunnetust mingisse lukku panna kui keegi teine. Ines läks ühesõnaga närvist või? Ei läinud üldse. Ei, appi. Ines on nii armas. Ma lasen püksi. Sõbrad, enne kui me podcastiga edasi liigume, siis meil on väike teadaanne teile. Meil on oma e-pood www.missintoimub.com. Ja meie e-poest võid leida erinevaid särke, pusasid, kruuse ja isegi näiteks hiiremati. Nii et sõbrad, palun minge ostke endale lemmiktoode. Ja kasutades koodi MST20 saad 20% alla kõikidelt ostudelt. www.missintoimub.com. Jätkame podcastiga. Kui sa peaksid nüüd ise nullist alustama, jälle see teekond, kuradi artisti teekond, sul on kõik asjad enam-vähem samad, mõtle enda peale, mis sa võib-olla teistmoodi teeksid? Oota, ma olen Norrast tulnud tagasi Eestisse. Ütleme, võitsid Superstari saated, just kõik artisti, kõik läheb huugama minema. Kõik läheb huugama, Liis Lemsalu, igal pool uudistes, kõik värk-särki ja nüüd mõtled praeguseni, mis sa oleks teistmoodi teinud? Ega tegelikult tol hetkel sa nagu annadki endast tegelikult parima. Et väga raske ongi nagu öelda, mis on see kõige parim, sest et tol hetkel sa tahad ju teha kõik õiged valikud, kõik õiged vastused leida ja üldjuhul sa annadki endast kõik, et seda saavutada. See, kas see nagu päriselt oli the best decision, selle sa saad alati nagu mingi 5 aasta pärast alles. Alati, see ei ole aastaga, isegi inimene ei saa mitte midagi aru, mida ta on saavutanud või teinud või ma arvan, võib-olla 4 aastaga. Aga mina arvan, et see kuidagi nagu kõhutunde järgimine ja tegelikult on vaja enda ümber saada head inimesed ja hea tiim. Ja siis ongi ega kes ütleb sulle, mis on õige või mis on vale. Sa pead lihtsalt tegema seda, mis sulle endale tundub õige ja siis vaatad edasi, kuhu see siis viib või ei vii. Ma ei tea, ma olen täiesti Liisiga nõus. Me oleme tegelikult päris korduvalt ka rääkinud sellel samadel, Andreiga omavahel, meie oma enda sõpradega, et sa vaatad mingisuguseid persoone Eestis, kes toimetavad, kes teevad avalikult asju, kes tahavad kogu seda asja teha võimalikult hästi ja siis sa lihtsalt nagu mõtled selle peale, et ei ole võib-olla kõige paremad inimesed kõrval, kes suunaks, aitaks, ma ei tea, vajadusel õpetaks, et siinkohal tahan ka öelda, et aitäh, Andrei, et sa oled hea sõber. Mõtte jaoks. Te olete päris nunnud, jah, koos. Et ma arvan, et meil on nagu tänasel päeval nagu väga hea punt, millega meie saame nagu nii-öelda. Oota, aga kus te tutvusite üldse? Ma sain, ühesõnaga long story short, ma sain ühes korteris Lõuga Pärnus ja siis seal saime sõpradeks. Ja said Hiiumaad, said Jõgevalt, jah? Ja siis oli Pärnus väike. See oli 3 aastat tagasi, ma Lõuga sain juba. Ja siis ma läin rohkem sellest ma pole Lõuga saanud. Ma hävitasin ta tiimi. Ei, valus. Ei olnud. Punased kaardid. Aga ühesõnaga, ma sain Lõuga ja siis sellest ajast peale oleme sõbrad. Okei, ilus. See oli ilus algus meie sõprusele.
ma tahaks veel juurde küsida veel seda, sa oled nüüd kõik omad asjad saavutanud. Meil on ju, korraks mainisime seda Superstari saadet, et uus on tulemas, uued artistid, kõik see. Mida sa võib-olla uuele artistile soovitaksid ja kust ta peaks nagu alustama, mida ta peaks tegema, et üldse võib-olla, kui ta tahabki nüüd järgmine, Liis Lemsalu olla, selles mõttes, uus staar, et mida ta peaks jälgima, kust ta peaks alustama ja mida kõike ta peaks tegema? Jaa, küsimus tüdrukult, kes ei teadnud mitte midagi, mida ta nagu nüüd sa läks tead tegema. mis toimib, mis see? Kurat, kas ma päriselt tean või? No ma arvan, sa tead ikka nii mõndagi. No päriselt õiged inimesed enda ümber. Mina ei ole selle poolt, et keegi ütleb sulle, mida sa pead tegema ja siis sa lähed ja hakkad tegema ja laulad mingisugused laule, mida sa ise ei fiili, mis sa tunned, et on täiesti valed. Nii palju, kui ma olen teiste artistidega rääkinud, siis nad on ka, et kurat, et vaata, mis õudust asja ma tegin kunagi. Et miks ma seda tegin? Et see on ikka nagu nii piinlik. Ja siis ma olen ka, et okei, jah, piinlik, aga vaata, täna sa oled ju päris okeis kohas, et ära nagu liialt muretse. Et siin ei ole nagu mingit üht valemit, et sa pead lihtsalt järgima oma teed. Ja nii lihtne see tegelikult ongi. Aga et järgida oma teed, sa pead ka tegema mingeid valikuid ja proovima erinevaid asju. Et see, kui sa lihtsalt oled kodus ja loodad, et keegi su leiab sealt koduseinte vahelt, siis niimoodi see ka ei käi. Et ise agiteerida, olla olemas, olla nagu näidata oma talenti siis ja siis vaadata, et kas see viib kuhugi või ei vii. Aga nagu kindlasti, ma ei tea, kas see on ka nüüd nagu hea, et kui sul on mingi kinnisidee, et ma pean saama nüüd selliseks, ma ei tea, lauljaks või staariks, et ma arvan, et osad inimeste eluteel on see nagu justkui nagu kirjutatud või kuidagi, et see nagu soosib, loomulikult tuleb. Kui sa tunned, et see asi on õige ja sa teed ja järgid seda, et ma tunnen, nagu sa ütlesid, vaata see enda sisetunne, see kõhutunne, ütleb, et see on õige ja ma tahan seda teha, siis vist sa oled õigel teel. Ja aga lihtsalt see ka võib-olla, et ma arvan, et kindlasti elu on raske, elu on keeruline. Alustame juba nagu kooli ajast, meil on nagu väikesed probleemid, aga meie jaoks, väikse inimese jaoks on need nagu kõige suuremad probleemid, siis on puberteed ja siis on jälle mingi uued probleemid. Et kogu aeg me tegelikult seisame millegagi vastastikus või kuidagi mingisugune seis on nagu kogu aeg nagu ei ole chilli momenti tegelikult meie elus. Kogu aeg sa mõtled ja kogu aeg nagu ragistad ajusi. Et peab lihtsalt tegema asju, mitte ka istuma ja lootma, midagi juhtub, aga tegema ja üritada siis leida oma tee, aga ma arvan, et kui nagu asjad ei tule lihtsalt ja sa üritad ja kogu aeg ainult punnitad, see ikka ei tule, siis võib-olla tõesti sa peaksid ka midagi muud nagu katsetama, et mitte oma mune nagu ühes korvis hoida. Et nagu meil kõigis on tegelikult nii palju külgi, eri külgi, et mitte kinni jääda sellesse oma mingi kinnisideesse, vaid võib-olla sul on mingisugune teine väärtus, mingisugune teine asi, milles sa oled ülihea ja mis tuleb sinu jaoks üliloomulikult. Et katseta ja käi erinevates, ma ei tea, huviringides, proovi, leia nagu, ma arvan, et ainult läbi katsetamise sa päriselt saad teada, milles sa nagu loomulikult hea oled. See oleks, ma täna käisin ka seal selles Be First podcastis, seal korraks oli põhimõtteliselt suht sarnane jutt ja oligi, mulle ka esitati küsimus, et kuidas, et kui ongi, sa oled teed ja ei tule välja, et mida sa teed, et kas sa jätkad või sa jätad pooleli ja see ongi tegelikult, mul tuli kohe esimese näitena üks tüdruk, kes, ma ei tea, kas sa tead, aga üks tüdruk, kes on siis, mis see on see, kes juba mingi 9 aastat või mis iganes see number, on peaaegu väga suur, nagu väga ammu üritanud Eesti Laulule saada ja kõikidesse raadiotesse 9 aastat üritanud teha seda ja ei tule mitte midagi. Et mis nagu, mida sa siukses olukorras teeksid? Et kas sa nagu jätkad, pushid edasi või sa lihtsalt, fuck it, see ei ole mulle. Mida sa teed? Sa oled 10 aastat seda teinud juba. Ei, no muidugi see on nii keeruline, sellepärast, et sa tunned, et sa nii väga tahaksid ja sul on midagi anda. Eks ma arvan, et meil kõigil on mingid piirid, mis maani me viitsime nii-öelda tõmmelda ja anda endast kõik ja panna oma energiat ühte kohta. Aga lõpuks, kui sa näed, et sealt ei tule ikkagi seda tulemust, siis võib-olla on nagu aeg teha mingid järeldused, et okei, ma võin seda teha muidugi edasi, aga
tegelikult äkki ma võiksin ka midagi muud proovida, arendada. Äkki mul on ikkagi mingisugune asi, mis nagu kohe lööb lõkkele ja kohe hakkab jooksma ja kohe tulevad õiged inimesed ümber. Et lihtsalt mitte nagu nii nagu kinni jääda, aga ma saan ise ka aru, et see on, muidugi see on nii lihtne nagu öelda, et ära jää kinni, aga võib-olla jah, lihtne või selle nagu valem ongi see, et proovi, katseta ja sa katsetadki nii kaua, kuni sul tekib endal nagu kopp ette, aga lihtsalt samal ajal siis juba võib-olla prooviga natuke teisi valdkondi või huvi asju, ma ei kujuta ette. Ja ma lihtsalt, ma ütlesin seal poodist, suht sama, aga ma lihtsalt veel seda, et tegelikult on see, et kui sa nagu samat asja oled teinud, nagu juba peaaegu 10 aastat ja sama valemiga läinud ainult edasi. Äkki see valem ei toimi. Ja, et äkki korraks nagu võtta, take a step back, nagu mõtle korra, tee väike puhkepaus, hakka analüüsima mingeid asju, vaata, kas sul äkki on head, nagu sa ütlesid, inimesed ümber, kes oskavad mingisugused laule kirjutada, ja see on okei, vaata, mõned ongi, ei ole hea laulu kirjutada, kurat, siis ei ole. Seda sa saad areneda selles, aga vahel see on okei. Ja see ongi okei, muidugi. Me kõik ei peagi tegema kõik asju ära. Sellepärast ongi nagu tark inimene on see, kes leiab enda kõrvale inimesed, kes siis nagu täiendab sinu puudujääke. Muidugi. Ja see ongi see, ma olengi selle puhul täpselt samamoodi, ma arvan, et seal ongi lihtsalt vaja korraks vaadata, kust võib-olla läkib, tõmmata mingid õiged inimesed ümber, võib-olla natuke mingi strateegiat siit-sealt muuta, välja tulla sellega, vaatad, kas toimib, natukene võib-olla tuli kuulamisi juurde rohkem. Kui ma ise mõtlesin selle peale, et ma saan, Andrei räägib. Ei, ma ütlen, et Andrei võiks nagu, ma tean, et Andrei teeb seda asja hästi, mis ta teeb, muusika poolt ka nagu teised on rääkinud. Ei teeb, jah. Ja teeb hästi, ja sa kuuled, et ta teebki hästi, et võib-olla Andrei peaks tal appi minema. Aitama teda. Ma ei tea üldse, kellest me räägime, aga ma selles suhtes, et ma olen täiega ma olen sellega nõus, et kui üks viis ei toimi, siis tuleb nagu katsetada leida mingisuguseid alternatiivseid valikuid. Kuidas sul praegu, ma saan, sul on mingi manager, kuidas seal nagu need teie mingisugused mingid otsused ja asjad nagu rollid, kuidas see jaotunud on? Kas lõpuks sina oled seal lõpuks, et jep, nii on, palun tee mulle mingid asjad siit-sealt ära või kui suur osa nagu siis manager on sinu elus? No minu manager Sandra on, ma ütleks nagu minu elus A ja O, et ta on inimene, keda ma usaldan, kes, ma ise arvan, et ma olen selline võib-olla mitte, ma ei taha nagu inimestega konflikti minna, ma ei taha nagu tülli minna, ma ei taha nagu ära öelda või see on nagu minu jaoks hästi nagu väsitav. Et ma tahaks pigem nagu, et kõik oleks mõnus, hea ja chill. Aga selles suhtes on ülitähtis, et mul on keegi, kes siis tegeleb kõikide nende asjadega, millega mina lihtsalt ei suudaks ja ei tahaks ka tegeleda. Et Sandra on see, kes aitab mind ja koos me tegelikult plaanime kõiki asju, kõiki ideid ja üritame neid asju siis ära teha ja lõpuni viia. Ühesõnaga, sa ei viitsinud meilidele vastata ja mingisuguseid kõnesid vastu võtta, siis manager teeb kõik ära. No üldjuhul, kuna minuga üritatakse päris palju kontakti luua või kuidagi kuhugi kutsuda või teha, siis Sandra teab inimesena väga hästi, milline ma olen, millised asju ma hea meelega teen, millised asju pigem mitte. Ma ei tea, mis asjad mulle meeldivad, millised mitte. Et siis tema juba tegelikult selekteerib välja mingisugused võimalikud variandid, alternatiivid ja need, keda ta kohe teab, et ma ei tahaks teha, siis neile ta juba eos nagu ütleb, et antud hetkel nagu see ei sobi või et ei ole aega või mis iganes, eks ole. Et ta teab mind juba päris hästi, et ma isegi ei pea nagu igat pakkumist, need pakkumised isegi jõua minuni. Ta juba nagu tegeleb ja ma usaldan teda selles suhtes 100%, sest et ta lihtsalt teab niivõrd hästi, kes ma olen, mis minu jaoks on tähtis. Ja ilmselgelt ma usaldan ka tema arvamust, sest ma tean, et ta nagu mõistab ja näeb seda suuremat pilti üsna hästi. Liis, mis toob Liis Lemsalule suvi 2023? Palju sa esined ja kus inimesed näha saavad näiteks? Eks ikka töine tuleb, ma arvan, nagu ikka, aga ma tahaks kindlasti ka nagu
rahulikult võtta, puhata. nautida. Suvi on puhkamiseks. Ai, no täpselt. Artistidel eriti lauljatel on suvi puhkamiseks. No ütleme nii, et ma kindlasti toimetan ja teen igast asju, aga mitte nii, et ninast on veri väljas ja näen ainult nagu neid rahanumbreid. Et siuke, ma arvan, et tuleb hästi mõnus suvi ja ma loodan, et tuleb hea ilm, et saab nagu Eestis mõnusalt nautida seda kõike, mida Eestis on pakkuda. Kas sa oled suvel Pärnus või Tallinnas? Ma arvan, ma olen igal pool. Ühesõnaga, igal pool, kus te lähete, näete Liisi. Rahaga on hästi vist siis. Ei viitsi nii palju esineda. Liis, millega sõidad? Muideks mul endal ei ole autot. Jaa, meil on nagu peres üks auto ja siis meil on see, et kes ees see mees. Et kes saab või siis me enne lepime ära. Nii, okei, mis sul homme vaja teha on? Okei, minul on tähtsam. Tavai, vale. No jälle mina sõidan mingi Bolt Drive'iga Citybiga. Jaa, aga mul on selles suhtes hästi liikuv inimene. Mulle hullult meelib jalutada ja jalgsi tipa-tapa kandvarvas punktist A punkti B. Mis jalanõud sul on? Mis jalanõudega sa mingi võrrad? Ma tahtsin öelda juba seda, et ühesõnaga, et mis tonks sa ostad? Jaa, muidugi. Liis on finantskuru tegelikult. Aktsiaad. Ütleme nii, et nagu laiali jaotatud, et ei ole ainult Eesti turg. LHV on? Jah, on. Et on ka nüüd üritan võib-olla rohkem vaadata sinna välismaa asjadesse, et millesse ma usun ja kuhu ma julgen siis investeerida. Kust see nagu tulnud sul on, et ise alustasid, keegi soovitas või? Tead, ma arvan, et hästi palju mu isa sellega nagu seotud, sest isa nagu rääkis, ühesõnaga ta ka mõtleb tagasi mineviklu, mida tuleks võinud teistmoodi teha või et kuidas oleks veel lihtsalt tal praegu, et isa on nüüd 50-aastane, eks ole, ja nüüd ta nagu vaatab tagasi, et siis ta ütleb, et Pekk, et ta tol hetkel, kui ma olin näiteks Norras või mis iganes, kui ta oli oma nagu jalgpalli hiilga aegadel, siis ta tegelikult teenis nagu nii hästi, aga tol hetkel tal ei olnud nagu kõrval kedagi, kes päriselt räägiks, et kuhu panna raha, kuidas seda investeerida, kuidas nagu kasutada seda nii, et inflatsioon ei kaotaks ega näpistaks kõike minema. Ja siis ta ütles, et kui ta oleks teinud tegelikult palju õigemad valikud, siis see, kus ta oleks täna olnud, oleks hoopis nagu, ühesõnaga veel parem koht. Aga see ongi, et jälle me siin räägime, et mida oleks, on ju. Oleks pidanud käekuridi, ma ei tea, Bitcoini või mingid... Oleks võinud osta tegelikult ju ammu. No ammu, jah. Aga jah, et ma arvan, et tänu isal on see üsna nagu intensiivselt minu ellu nagu tulnud, et on alati nii, et okei, näe, sul on see vaba raha, mis sa tahad teha? Mul ei olegi, ma ei tahagi mitte midagi osta. Okei, nii, siis me paneme, ma ei tea, mingi X%, paneme iga kuu investeerime. Kas sina usud väikeste summadega investeerimisse või pigem sa näiteks iga kuu ma ostan näiteks 500–1000 euro eest? Ma arvan, et iga inimene peab mõtlema selle mätta otsast, mis talle on võimalik. Et sa ei saa nagu, et kui sa ei saa 1000 eurot iga kuu investeerida, siis sa ka ei pea seda tegema. Ei pea. Et üldse, et alustagi sellest, et paned, ma ei tea, 50 eurot näiteks. Et ma arvan, et iga samm, mis sa teed enda nii-öelda finantsvabaduse heaks, on hea samm. Et vahet ei ole, mis see summa siis on. Mis portfoolio väärtus on? Mida meile meedia ei räägi veel? No võt, kes ei teab? No ütleme nii, et me püüame su varsti kinni. Okei, oota millega? Kuule, sa ei tea, mis tal teistes äppides toimub? Ei no ma räägingi, et ta oli mingi, see pole võimalik. Aga homme ma olen juba eest. Mis asja? No me oleme siin päris... Te räägite Eesti aktsiatest praegu või? Ei, me räägime üldiselt aktsiatest. No meie ilmselt avalikkusele teame, Eesti aktsiatest on ju seal juttu. Jah. Sinu puhul, jah. Jah, sest nendest tehakse neid, mis iganes kokkuvõtteid ajalehtedes ja asjades. Jah, meie räägime, sinu puhul rääksime Eesti aktsiatest. Okei. Jaa, ma arvan, ongi. Võime vaikselt otsad kokku tõmmata enne, kui me lõpetame, siis me tavaliselt küsime inimesed väikse nõuande, väikse soovituse, mida külaline siis meie vaatajatele öelda võiks. Mis on võib-olla sinu
õpetlikum õppetund? Issand, minust ma olen nii palju neid asju juba praegu nagu sa jaganud. oled väga oled, tõesti väga siuke, ma isegi ütleks inspireeriv, see on mingil määral. Ma ei teagi, kas ma oskan praegu midagi tabavat veel öelda või midagi, mis nagu oleks päriselt sellise väärtusega, et ma tahan, et see jääks kõlama. Okei, see üks raamat, kas te olete lugenud Väikest printsi? Lühike, ei, kerge aga ma olen raamat. kuulnud nime. Jaa. Robin ei loe raamatuid. Ma loen, ma hakkasin lugema nüüd. Ja päris ausalt. Mis sa loed? Nüüd, ma olen 26 hakkas raamatuid lugema. Aga parem hilja, aga mitte kunagi. Okei, aus. Mis sa loed? Mul on autobiograafiat praegu. Kobi ja siis mul on... ma sain uue raamatu veel. Fausti pidin lugema hakkama, aga see pidi liiga raske lugemine olema. See on päris hea. Sa oled lugenud, jah? Jah. On aus või? Jaa. No selge. Ma Jaa. proovin ka siis. Ma sain sõbra käest teile. Okei, tore. Andrei pilt kustus ära. Ühesõnaga, Liis, kas ühest raamatust Väike prints või? Jaa, ma lihtsalt mõtlen, et sealt on mul jäänud üks selline nii-öelda tsitaat meelde ja tegelikult see on olnud nagu läbiv selle meie tänase podcasti jooksul ka kuidagi, nagu ma olen puudutanud seda teemat mitu korda, aga seal on see autor Saint-Exupéry on öelnud, et või noh, nii-öelda see Väike prints. Ei, Väike prints seda öelnud, talle öeldi, ma ei mäleta, kes seda ütles, aga ühesõnaga keegi karakter ütles, et ainult südamega näed hästi. Hästi öeldud. Ja see on võib-olla asi, mida... See on nagu nii lihtne lause, samas tihtipeale see kuidagi ununeb ära. Aga ma vahepeal lihtsalt leian ennast uuesti nagu mõtlemas selle peale, et ikka nii õige kui päriselt. Et vaadake oma südamega asju. Ma olen Väga ilus. täiesti nõus. Aga ilus. Täname Liisi, lähme Liisiga koos spordipaari mingi aeg, kui Liis läheb, siis palun kirjuta meile ka. Kui Liis kutsub meid. Lähme paneme steigid, lähme vaatame jalkat, sulle jalka meeldib. Jep. Sa oled üks vähestest naistest, keda ma tean, kelle jalka meeldib. Kelle fänn sa oled? Kas sa praegu nagu oskaksid, kelle fänn sa oled esiteks? Oled kellegi fänn? Mõtled nagu koondis või mingi üleüldse lihtsalt nagu liiga või? Jälgid kedagi või on suva? Praegu niimoodi ma kellelegi hullult kaasa ei ela. Kui ma sulle palli annaksin praegu, kas sa oskaksid mängida või? Ma ei tea, ma arvan, inertsist midagi tuleks, aga ma ei tea. Ma pole tõesti ammu praegu mänginud. Hei, Shotgun, Liis on minu tiimis, kui kuskil peaks mingisugune ma lihtsalt lendan sisse. Sõpruskohtumine toimub. Kuule, suvel meil tuleb, nii et Liis on maran oodatud. Aga ühesõnaga, hakkame lõpetama. Aitäh sulle, Liis, et sa tulid meie podcasti. Ma arvan, nii mõnigi sai midagi uut teada ja üldse sinu nagu mingisugusest nii-öelda sellest mõtlemispoolest ka, et kuidas sa mingitesse asjadesse suhtud ja mida sa mingitest asjadest arvad. Saime väga palju inspiratsiooni jagatud teistele muusikutele, produtsentidele. Ma exposin ennast ja ma kohe lähen unsentima seda, mis ma sulle kunagi saatsin. Liis, võta see telefon kohe. Ja mis seal ikka? Loo kõlab väga hästi. Palju on tublid olete. Aitäh, jaa, see on nagu päris tore, sest mitte kunagi sa ei tea, kas lugu nii-öelda lendab või ei lenda. Aga see lugu nagu praegu lendab. Nagu lendab. Soovitan tulla minu juurde, kui enne laulu reliis ja ma üldiselt tunnetan ära, kas on hea laulu. Ongi, sa oled päriselt üks nendest. Ta on nii stokk-raadiomees kui üldse. Mu isa on täpselt sama. Ma alati, See laul on hea ja see toimib väga. Ja, täpselt. Ühesõnaga, aitäh sulle, Liis, tõesti ja ma loodan kunagi veel meie mingid asjad ühtivad ja teeme mingid projekte koos ja suurepärane ja aitäh kõikidele, kes kuulasid. Toetage meid Patreonis. Saate siin kohapeal käia vaatamas, kui meid toetate. Üks mees on täna kohal näiteks. Üks mees jõudis kohale. Teised on kuskil tööl. Teile. Super. Ja kuulake Spotify's, Apple Podcastis. Väga lihtne. Jah. Suur aitäh Liis Lemsalule ja aitäh, et kuulasite. Das свидания. Das свидания.